Aastakümneid on hävituslennukid valitsenud taevas. Neid juhivad planeedi andekaimad piloodid ning need mitme miljoni dollari suurused sõjatehnika imed on olnud asendamatud õhuülekaalu saavutamisel kogu maailmas. Kuid hävitajate ajastu võib lõppeda palju kiiremini, kui keegi oskas arvata, sest silmapiiril on midagi uut, mis muudab lahingureegleid. Tutvuge X-Batiga, reaktiivmootoriga autonoomse hävitajadrooniga. X-Bat pakub sama kiirust, varjatust ja tipptasemel tehnoloogiat nagu tavaline hävitaja, kuid lisaks terve hulga täiendavaid eeliseid. Näiteks ei vaja see kokpitti ega pilooti, mis tähendab, et see ei väsi kunagi, ei tee vigu ja ei pea lahingukuumuses murdosa sekundiga otsuste tegemisel lootma inimeste mõistusele, tunnetele ega reaktsioonikiirusele. Nii et samal ajal, kui maailma suurriigid kulutavad endiselt miljardeid mehitatud platvormidele, on X-Batil potentsiaal need kõik vananenuks muuta ja tuua kaasa täiesti uue ajastu õhusõjas. See on erakordselt ambitsioonikas projekt ja ettevõttel, kes selle taga seisab, Shield AI'l, lasub suur surve tulemust saavutada. Õnneks tundub, et selles ettevõttes on õiged inimesed õigetel kohtadel. Üks selle kaasasutajatest on näiteks Brandon Seng, endine Navy SEAL ja pealveesõja ohvitser, kes teenis USS Pearl Harboril. Ta koges omal nahal neid probleeme, mida tehisintellekt võiks lahendada, nägi, kui palju elusid autonoomsed tehnoloogiad võiksid päästa ja soovis olla osa sellest, et see teoks saaks. Ettevõtte lennukitehnika vanem asepresident on aga ei keegi muu kui Arma Harris, kes töötas varem SpaceXis, juhtides meeskondi murranguliste tehnoloogiate nagu Starlinki satelliidisüsteem ja Falcon 9 korduvkasutatavad kosmoseraketid arendamisel. Lisaks tõelise unistuste meeskonna kokkupanemisele, ettevõtte juhtidest on Shield AI endale seni 2 suure toote, HiveMindi ja V-Bati arendamise ja turule toomisega loonud tugeva maine. HiveMind on sisuliselt tehisintellektil põhinev pilooditarkvara, mis on loodud mehitamata õhusõidukitele ja koos tegutsemiseks. See toimib nagu autonoomne piloot, võimaldades tervetel drooniparvedel täita missioone ilma inimoperaatorite või igasuguse käsitsi sekkumiseta. V-Bat on samal ajal täiustatud vertikaalse õhkutõusu ja maandumisega VTOL, mehitamata õhusõiduk UAV, mis on loodud luure, seire ja rekognosseerimismissioonideks. Tänu täiustatud disainile, kuid lihtsale kasutamisele, saab V-Bati kokku panna 2 inimesega meeskond vähem kui 30 minutiga. Selle ainulaadne kanalventilaatori tehnoloogia võimaldab tal õhku tõusta, hõljuda ja üle minna tiivlennule, samal ajal kui selle kõrge efektiivsusega raske kütuse mootor võimaldab tal püsida õhus pikema aja jooksul, üle 13 tunni järjest. V-Bat on juba lahingus tõestatud ning on kasutusel näiteks Ameerika Ühendriikide mereväes, rannavalves ja see on teel ka teistesse riikidesse. Tellimused on olemas Indiast ja Hollandist. See on kõrgelt hinnatud droon, kuid X-Batiga loodab Shield AI luua midagi palju suuremat ja mõjukamat. Midagi, mis võiks õhusõjandust tulevaste põlvkondade jaoks revolutsiooniliselt muuta. Pärast kuid kestnud salatsemist esitles Shield AI platvormi esimest korda 2025 aasta oktoobris, kus Harrise vastassõjatsoonist küsimustele drooni disaini, peamiste omaduste ja kasutusvõimaluste kohta. Ta selgitas kohe X-Bati arendamise põhjuseid. Nii et me oleme püüdnud lahendada Ameerika Ühendriikides suurimat tänast probleemi, milleks on see, kuidas vastata meie võrdsete vastaste tõusule, sest Hiina ning nende võime 21. sajandi sõjatehnoloogias meist rohkem kulutada ja toota. Ja selleks tuleb kasutada Ameerika põhieelist, milleks on innovatsioon. Harrisi sõnul ei ole X-Bat lihtsalt lennuk, vaid täiesti uus relvasüsteem, mis muudab jõudude tasakaalu Vaikse ookeani piirkonnas. Võttes selle eesmärgi ja potentsiaali kokku, ütles Shield AI vanem asepresident, sisuliselt teeb see järgmist. See toob sisuliselt F-35 või mõne muu 5. põlvkonna hävitaja võimekuse, pakendab selle vertikaalseks startimiseks ja maandumiseks ning pakub seda 5. põlvkonna lennuki elutsükli maksumusest vaid 10. hinnaga. Lühidalt öeldes võimaldab X-Bat Ameerikal vastata Hiina 5. ja isegi 6. põlvkonna lennukitele millegagi, mis on sama võimekas, kuid maksab vaid murdosa hinnast. Aga enne kui süveneme selle ainulaadsetesse eelistes, vaatame lähemalt, mis täpselt on X-Bat. Seniini avaldatud andmete põhjal kuulub X-Bat 5. grupi droonide hulka, mis on kõige raskem kategooria, kaaludes üle 1320 naela ehk 600 kilogrammi.
Selle tiivade ulatus on 39 jalga ehk 12 meetrit ja kere pikkus 26 jalga ehk 8 meetrit, mis teeb selle oluliselt suuremaks kui paljud teised droonid, kuid siiski üsna kompaktseks võrreldes tavalise hävituslennukiga. Tõepoolest, Shield AI märgib, et isegi 3 X-Pati kõrvuti asetatuna võtavad kokku vähem ruumi kui tavaline hävituslennuk. Mis puudutab selle tehnoloogiat, siis X-Pat tugineb V-Pati poolt loodud alustele, kuid läheb märksa kaugemale. Mitte ainult täiesti erineva välimusega, vaid ka palju arenenumate võimetega. VTOL droonina on sellel võime nii vertikaalselt õhku tõusta kui ka maanduda, ilma et oleks vaja tavapäraseid lennuradu. Selle asemel kasutab see üsna suurt stardi- ja vastuvõtusõidukit LRV-d, mis võimaldab tal maapinnalt lahkuda ja mõne minutiga tõusta tuhandete või isegi 10 000 jalgade kõrgusele. Kui LRV on positsioonil, liigub see vertikaalasendisse ja laseb X-Pati otse üles õhku. Droon kasutab järelpõletit, et saavutada vajalik tõukejõu ja kaalusuhe, mis võimaldab võimalikult kiiresti maapinnalt õhku tõusta. Harrise sõnul võtab algne stardiprotsess aega vaid umbes 25 sekundit. Seejärel, kui X-Pat on saavutanud piisava kõrguse, liigub see horisontaalsesse asendisse ja on valmis täitma kõiki ülesandeid, mida operaatorid on plaaninud. Ja sellel on võime püsida õhus märkimisväärselt kaua, kusjuures Shield AI märgib, et selle maksimaalne tööulatus on üle 2000 meremiili ehk 2300 miili või 3700 kilomeetrit. Maandumisprotsess on sama sujuv ja ladus, kus X-Pat aeglustab järk-järgult kiirust, liigub vertikaallennule ning sooritab hoolika, kontrollitud ja väga täpse laskumise lennutekile. See puutub taas kokku LRV-ga, mille järel rakenduvad kinnitussüsteemid, mis lukustavad drooni tagasi oma kohale, enne kui LRV taas teele asub. Olenemata sellest, kas see tõuseb õhku, on õhus või maandub, X-Pati käitab ja juhib Shield AI enda HiveMind tarkvara. See annab droonile tehisintellekti aju, võimaldades tal sooritada kõige keerukamaid õhumanöövreid. Või isegi teha koostööd mehitatud hävitajate ja teiste droonidega grupioperatsioonide raames. Isegi piirkondades, kus tavaline raadioside või GPS navigeerimine ei tööta. Mis puudutab võimsust ja kiirust, siis X-Pat on varustatud General Electricu F110 mootoriga, mis võib lennundusekspertidele üllatusena tulla. X-Pat on tipptasemel, peaaegu futuristlik uuendus, kuid FF110 on tegelikult üsna vana mootor, mis töötati välja 1970-ndatel. Siiski on põhjus, miks Shield AI just selle konkreetse komponendi valis. See võib olla vana, kuid on erakordselt usaldusväärne. F110 on kasutatud mõnedes parimates USA sõjalennukites viimase 50 aasta jooksul, sealhulgas F-14 Tomcat, F-15 Strike Eagle ja F-16 Fighting Falcon. See on end lahinguväljal tõestanud, pakkudes vajalikku jõudu mõnedele maailma parimatele hävitajatele. Ja kuna X-Pat on palju väiksem kui tavaline hävitaja, ei vaja see tingimata uhket uut tipptasemel mootorit. Tegelikult põhjustaks täiesti uus mootor tõenäoliselt drooni tootmiskulude tohutu kasvu ning lükkaks edasi ka selle kasutuselevõtu ja operatiivteenistusse jõudmise kuupäeva. FF110 mootor peaks võimaldama X-Patil saavutada samuti üsna muljetavaldavaid kiirusi. Kuigi Shield AI pole konkreetseid andmeid jaganud, eeldavad eksperdid, et see võiks kergesti ületada helikiiruse ja potentsiaalselt saavutada tippkiiruseks umbes Mach 1,2 ehk 920 miili tunnis, mis oleks drooni kohta erakordselt kiire. Ja see pole mitte ainult kiire, vaid ka radarile raskesti märgatav. Selle üliaerodünaamiline disain meenutab B2 Spiritit või B21 Raiderit. Teravate servadega, mis lõikavad läbi taeva, siledate pindadega, et minimeerida õhutakistust ning kompaktse ja madala profiiliga kujuga. Lisaks sisemised relvaruumid, mis peaksid andma võimalikult väikese radarijälje. 2025 aasta oktoobris kinnitas Shield AI, et X-Pat oli olnud arenduses umbes 18 kuud ja valmistus oma esimeseks VTOL lennuks. 2026 aasta mais rääkis Arma Harris taas Warzone'ile, et jagada uusimaid uuendusi drooni ja selle täiustatud võimete kohta. Aga enne kui vaatame, mida ta ütles ja selle hävitusdrooni mängu muutvat potentsiaali, vaatad sa saadet The Military Show ja kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on aeg seda teha. Intervjuu käigus heitis Harris valgust sellele, mis teeb X-Pati disaini nii arenenuks ja tulevasteks sõjalisteks rakendusteks kasulikuks.
Ta tõi näiteks esile X-Pati aerodünaamika, selgitades, et see on loodud suure tõste ja väikese takistusteguriga võrreldes tavapäraste lennukitega, mis võimaldab tal saavutada kõrgeid kruiisivõimekusi. Ta puudutas ka selle kütuse säästlikkust, märkides, et X-Patil on oma suurusklassi lennuki kohta tavapärasest suurem mootor. See muudab selle tegelikult tõhusamaks õhku tõusmisel ja kruiisikõrgusele jõudmisel võimalikult kiiresti, kasutades selle käigus võimalikult vähe kütust. Lõpuks ja võib-olla kõige olulisemana rääkis ta X-Pati kaalust. Ta selgitas, et sabal seismine on kõige tõhusam viis vertikaalseteks õhkutõusudeks ja maandumisteks, kuid seda on alati olnud keeruline tavapäraste lennukitega teostada. Selle tõttu tõusevad paljud olemasolevad VTOL disainid nagu F-35 või Harrier näiteks horisontaalselt õhku ja maanduvad samuti horisontaalselt enne lennule üleminekut. See hõlmab pööratavaid tüüse ja tõsteventilaatori süsteeme, mis pole mitte ainult kallid, vaid lisavad ka lennuki kaalule. X-Pat teeb asju väga erinevalt, kasutades seda, mida Harrise sõnul nimetatakse lihtsaks, otse keskel paiknevaks F-16 stiilis tõukejõusüsteemiks, koos oma spetsiaalselt valmistatud LRV-ga, mis tähendab, et paljud VTOL-i jaoks vajalikud süsteemid ja komponendid asuvad tegelikult LRV sees, mitte droonis endas. Näiteks X-Patil ei ole ega ole vaja telikut, mis võib olla üsna kohmakas ja raske, mõjutades lennuki suurust ja tõukejõu ja kaalu suhet. Sellel ei ole ka abijõuallikat ehk apud, sest LRV-l on oma akupakk, millega käivitada X-Pati mootor. Nagu Harrise selgitab, muudab nende süsteemide maandumisaparaadile viimine drooni ise palju voolujoonelisemaks, väiksemaks ja kergemaks. Ja eelised sellega ei piirdu. Kuna X-Pat on autonoomne, siis ilmselgelt ei vaja see pilooti, kokpiti, elutoetussüsteemi ega muid piloodile suunatud komponente ja tehnoloogiaid, mis samuti maksavad raha, tarbivad ressursse ja võtavad ruumi. X-Pati autonoomne olemus tähendab ka seda, et neid droone võiks teoreetiliselt toota ja kasutusele võtta massiliselt ilma pikaajaliste piloodikoolitusteta. Näiteks võib ühe F-35 piloodi väljaõppe lahingmissioonideks võtta sõna otseses mõttes aastaid. Ja isegi arenenud sõjaväeakadeemiate ja väljaõppeprogrammidega ei ole USA-l ega teistel suurriikidel lõputult maailmatasemel tippilootide varusid. Ainult parimatest parimad on tõeliselt piisavalt head, et istuda nende ülimalt arenenud ja keeruliste masinate kokpiti, mis võivad samuti maksta kümneid või isegi üle $100 miljoni tüki kohta, mis tähendab, et alati on piir, kui palju neid tegelikult saab toota ja kasutusele võtta. X-Pat murrab need piirid. Veelgi enam, isegi aastatepikkuse väljaõppe ja kogemustega on piloodid ikkagi inimesed. Nad võivad teha vigu, nad võivad väsida ja nende kehad võivad kannatada, kui nad puutuvad kokku hävituslennukite lendude äärmuslike kiiruste ja gravitatsioonijõududega. Nad vajavad ka pause, puhkust, toitu ja vett, samuti spetsiaalset varustust, riietust, sidesüsteeme ja nii edasi. X-Pat piilot ei vaja midagi sellest ega seisa silmitsi samade väljakutsetega, sest see ei ole inimene. See on tehisintellekt. Tehisintellekt, mis ei väsi kunagi, ei kõhkle kunagi ja vähemalt teoorias teab alati, milline on õige käik täpselt õigel ajal, tehes otsuseid hetkega ja reageerides ülikiirelt. Sellise ajuga sees pole võimalik ette kujutada, kui võimas X-Pat võiks olla. Olgu selleks siis rünnakumissioonid, õhutõrjeoperatsioonid, elektroonilise sõjapidamise häire tekitamine või luure, seire ja rekognosseerimine, ISR, sellel on potentsiaal saavutada ületamatu täpsus ja tõhusus. Ja taaskord on Shield AI olnud väga kidakeelne oma varghävitusdrooni võimalike relvastuste ja missioonisüsteemide osas. Kuid Harrise sõnul on sellel samasugune kandevõime nagu F-35L, kuid potentsiaal lennata 2 korda kaugemale. Ta ütles TVVZ-le, et X-Pat on loodud väga erinevaid lahingutingimusi silmas pidades. Ta ütles, see peab töötama kõrbes, see peab töötama kaugel põhjas, Arktikas, see peab töötama kõrge mereseisuga, see peab töötama MCOM tingimustes, see peab töötama GPS-i puudumise tingimustes. On ilmne, et X-Pat ei ole loodud vaid 1 või 2 võimaliku lahingustsenaariumi jaoks. See on droon, mis on ehitatud peaaegu kõigeks, valmis minema sinna, kus teda vaja on, alates kauge põhjajäistest maadest kuni Lähis-Ida kõrvetavate kõrbeteeni. Nagu Harrise märgib, on see tõeline mitmeotstarbeline platvorm, mis pakub tänapäevasele sõjalisele suurvõimule vajalikku kriitilist paindlikkust. Ja 2 suure sisemise lastiruumiga, mis on sama suured kui F-35 omad, on piisavalt ruumi erinevatele relvasüsteemidele ja muudele tehnoloogiatele, mis aitavad X-Patil oma eesmärke saavutada.
Oma seni avaldatud turundusmaterjalides märgib Shield AI näiteks, et X-Bat võib olla varustatud mitmete õhk-õhk-tüüpi rakettidega, sealhulgas AIM-174 ja AIM-12, samuti õhk-maa-tüüpi rakettidega nagu LRASAM ja JSOC-1. See on varustatud ka elektroonilise sõjapidamise süsteemiga, mis võib koosneda radarisegajatest ja muudest tehnoloogiatest, mille eesmärk on tekitada vaenlase vägedes segadust ja kaost. Lisaks sellele on X-Batil ka paar väliseid kütuseühendusega ripppunkti, mida Harris märgib, et võiks kasutada näiteks õhutankimisseadme kandmiseks, mis võimaldaks seda kasutada teiste mehitatud hävitajate või isegi droonide tankimiseks ümbritsevas õhuruumis. Veelgi enam, kuigi Harris ei soovinud X-Bati vargsete omaduste kohta liiga palju infot jagada, märkis ta, et see on loodud maksimeerima kulutõhusust tänu oma madala radarituvastatavuse ja infrapunasignaali vähendamise võimekusele. Ta tõi näiteks P-21, nimetades seda kõige paremini varjatuks platvormiks, mis on saadaval, kuid samas ka äärmiselt kalliks, lisades, et mõne missiooni puhul ei ole sellisel tasemel vargtehnoloogiat alati vaja. Aga mis oleks, kui selle ühe väga hinnalise asja hinna eest oleks hoopis mitu asja, mitte ainult üks väga hinnaline asi? Aga mis oleks, kui mul oleks 10, 15 või 20 veidi vähem tipptasemel asja, kuid saavutaksin massiga sarnase efekti? See ongi lühidalt öeldes X-Bat. Seda ei ehitatud selleks, et olla parem kui parimad pommitajad või kõige uhkemad hävituslennukid. See loodi selleks, et suudaks tegutseda sarnasel tasemel palju väiksema riskiga ja murdosa hinnaga. Iga selle disaini detail loodi neid eesmärke silmas pidades, alates üsna vanast, kuid ülimalt töökindlast mootorist kuni tipptasemel LRV VTOL süsteemini. See kõik on optimeerimise küsimus. Ja kõige parem osa on see, et Shield AI pole veel valmis. See on ikkagi alles pooleli olev töö. Ettevõttel on praegu, nagu Harrise sõnul, AR-prototüüpi oma Frisco, Texase rajatises ning eesmärk on teha esimene lend 2026 aasta lõpuks. See ei kiirusta asjadega, vaid töötab aeglaselt, kuid kindlalt läbi etapiviisilise testplaani, jätkates samal ajal võimalike täiustamisvaldkondade tuvastamist. X-Bati disainis kasutatakse V-Bati poolt pakutud tegelikke lahinguandmeid, et muuta järgmise taseme stealth-drooni võimalikult tõhusaks, täpseks ja usaldusväärseks. Harris mainis isegi, et ettevõte otsib võimalusi, kuidas võimaldada X-Batil õhus tankimist, mis pikendaks selle tegevusraadiust veelgi. See on juba murrangulise disainiga, ühendades VTOL võimekuse, pikendatud tegevusraadiuse, mitmeotstarbelised missioonisüsteemid ja arenenud autonoomsuse. See lahendab nii palju probleeme, mis on aastaid vaevanud mehitatud platvorme, nagu kulud, keerukus, ellujäämisvõime ja operatsioonirisk. Ja sellel on potentsiaali veelgi paremaks saada, pakkudes USA sõjaväele ja igale teisele riigile, kes otsustab sellesse investeerida, võrreldamatut ja enneolematut väärtust. Ja see on alles algus. Teised kaitsetööstusettevõtted töötavad samuti reaktiivlennuki stiilis droonide kallal. Ja mida rohkem neid uuendusi välja töötatakse ja kasutusele võetakse, on vaid aja küsimus, millal lahinguvälja taevas ei täida enam tavalised piloodid ja nende lennukid, vaid vargdroonid ja nende tehisajud. Ukraina ei pidanud kunagi suutma Venemaad tabada. Isegi pärast seda, kui tema niinimetatud erisõjaline operatsioon ei suutnud Ukrainat nädalatega vallutada, oli Putin kindel, et Moskva jääb alati turvaliseks. Putin eksis. 4 aastaga on palju muutunud ja Ukraina on taas taset tõstnud. Nüüd on Ukrainal Moskva tapja. Relv, mis hirmutab Putinit rohkem kui ükski Ameerika relv, mis Ukrainal on, lastakse peagi valla. Ja sellel on jõud saata Moskva tagasi kiviaega. Kremli vundamendid värisevad. Võib juhtuda, et Kreml ise ei jää püsti, kui Ukraina laseb valla oma uusima superrelva. Aprillis toimunud Ukraina taastamise teekonna konverentsil avalikustati Ukraina uusim meisterkäik. Firepoint tegutseb jälle. Flamingo raketidrooni hübriidi loojad, kes on juba andnud Ukrainale rohkem võimalusi rünnata sügavale Venemaa südamesse, on avalikustanud uue laastava raketi, mis muudab sõja kulgu. See ei ole hübriid. See on relv, mis näitab, et Ukraina võtab ballistiliste rakettide arendamist tõsiselt, et saaks neid kasutada Venemaa pealinna pihta hävingut külvamiseks. Firepointi uus raket on Ukraina vastus Venemaa Iskanderile. Ja varsti saad teada, et see on igas olulises mõttes parem. Raketi nimi on FP9, mis järgib Firepointi tavapäraseid nimetamisreegleid. Ja me oleme sellest ka varem kuulnud. Firepoint on vihjanud oma uuele ballistilisele raketile, kui on rääkinud lühema tegevusraadiusega FP7, mis samuti läbib testimist. Kuid Firepointi viimasel üritusel Poolas saime uue ülevaate sellest, mis FP9 endast kujutab ja milliseid võimekusi see Ukrainale annab. Osa sellest, mida me teame, pärineb Firepointilt endalt.
Defense Expressi andmetel on ettevõte öelnud, et nende uus ballistiline rakett saab olema 855 kilomeetri ehk umbes 531 miili ulatusega. See suudab kanda ka kuni 800 kilogrammist ehk umbes 1763 naela kaaluvat tavapärast lõhkepead. Need on muljetavaldavad näitajad, mis ütlevad meile, et FP9 suudab tabada sihtmärke sügaval Venemaal ja lüüa neid rängemalt kui peaaegu ükski teine relv, mis Ukrainal arsenalis on. Need, kes on kursis Firepointi Flamingoga, teavad, et see pakub 3 korda suuremat tegevusraadiust ja paarisaja kilogrammi võrra rohkem lõhkeainet. Miks siis üldse FP9-ga vaeva näha? Lihtne. Flamingo on Ukraina versioon T-bracketist. FP9 saab olema üks Ukraina esimestest sammudest ballistiliste rakettide vallas. Need on 2 väga erinevat tüüpi relva. FP9 pakub selliseid kiirusi, millest Flamingo võib ainult unistada, mis tähendab, et Ukrainal on parem võimalus kasutada oma tulevast relva õhutõrjest läbimurdmiseks ja sihtmärkide hävitamiseks Venemaa territooriumil. Kõik muu, mida me FP9 kohta teame, pärineb analüüsist, mis tehti Firepointi Poolas esitletud maketi põhjal. Varasematel näitustel on Firepoint kasutanud samu pilte nii FP9 kui ka FP7 demonstreerimiseks, mis jättis mulje, et FP9 oleks suurem versioon FP7-st, mida ettevõte samuti arendab. Poolas erines asi selles, et Firepoint paigutas 2 ballistilise raketi maketi kõrvuti, mis annab mõningaid vihjeid selle kohta, mida neil varuks on. Maketide mõõtkava põhjal paistab FP9 olevat umbes 9,5 meetrit ehk veidi üle 31 jala pikk ning läbimõõduga umbes 1,1 meetrit ehk 3,6 jalga. See ongi kõik. Kuid isegi kui tehnilised andmed ütlevad meile midagi, mida Putin poleks kunagi tahtnud kuulda, on FP9 teel selle poole, et olla suurem ja võimsama löögiga kui Venemaa enda Iskanderi ballistiline rakett. Iskander on üks peamisi relvi, mida Venemaa on Putini sissetungi algusest peale kasutanud Ukraina linnade ja taristu hävitamiseks. Iskander M on maanteel liikuv maa-maa ballistiline raketisüsteem, mis suudab läbida kuni 500 kilomeetrit ehk umbes 310 miili ja toimetada tavalise lõhkepeaga laengu, mis kaalub kuni 700 kilogrammi ehk veidi üle 1540 naela. Kohe näeme, et FP9 on mõlemas kategoorias ülekaalus. Kui Defense Expressi hinnangulised mõõtmed on täpsed, siis FP9 on lihtsalt suurem kui Iskander, mis on mõistetav, arvestades selle suuremat tegevusulatust ja suuremat laengut. Sul on vaja suuremat raketti, kui tahad sihtmärgile suuremat lõhkejõudu anda. Mis puutub tegevusulatuse, siis 850 kilomeetrit on piisavalt pikk, et Ukraina saaks oma tulevase raketiga rünnata sügavale Moskva piirkonda. Putin ja tema kaaslased saavad peagi maitsta omaenda rohtu. Ukraina Iskanderi hävitaja on peaaegu kohal ja asjad hakkavad muutuma. Aga sellest räägime hiljem uuesti. Kõigepealt on küsimus selles, millal FP9 ametlikult Ukraina arsenali jõuab. Firepoint ei pelga näidata, kui palju on ta oma ballistilise raketiga edasi jõudnud. Firepoint ootab, et FP9 võetakse Ukraina relvajõududes ametlikult kasutusele mingil hetkel 2026 aasta suvel. Kodifitseerimisega kaasneb otsustav pöördepunkt. Ukraina liigub uue ballistilise raketi ametliku hankimise suunas, pannes kõik liikuma. See samm kindlustab sisuliselt tootmise laiendamise, nii et me võime olla vaid mõne kuu kaugusel sellest, et Ukraina uus ballistiline oht Moskvale valla päästetakse. Ja ta ei jää üksi. Firepointil on varuks veel teisi trikke, mis panevad Putini raevust vahutama. FP7, mida me oleme juba paar korda maininud, on üks neist. Tõenäoliselt FP9 disaini aluseks olev FP7 on samuti ballistiline rakett, kuigi selle tegevusraadius on lühem kui Firepointi viimasel hiiglasel. Näiliselt inspireeritud ja kindlasti meenutades rohkem kui mööda minnes Venemaa S-400 õhutõrjesüsteemides kasutatavaid rakette, mainiti FP7 esmakordselt 2025 aasta novembris. Firepoint avaldas toona, et kasutab Venemaa 48 N6 õhutõrjerakette välise disaini alusena. Sellega sarnasus ka piirdub. Ukraina leidlikkus ületaks kõik, mida vanemad Vene raketid suudavad pakkuda. Materiaalid, sisemine konstruktsioon ja juhtimissüsteem FP7 raketis on kõik Ukraina disainiga, ütleb Firepoint, kuna nad ehitavad raketti, mis annab Ukrainale lühimaa ballistilise võimaluse, mis täiendab FP9 poolt pakutavaid keskmaa valikuid. FP7 on mõeldud maapealseteks löökideks umbes 200 kilomeetri ehk umbes 124 miili kaugusel. See on ideaalne löökideks Vene sihtmärkide vastu okupeeritud Ukraina aladel, samuti rünnakuteks sihtmärkide vastu piirialadel. Raketi välimus sarnaneb 48 N62-le ainult pealiskaudselt. Firepoint ütleb, et nad on FP7 ehitamisel kasutanud komposiitmaterjale, mis on aidanud selle kaalu vähendada ja lennuulatust suurendada. Mõned võivad imestada, miks Firepoint kasutas FP7 jaoks Vene õhutõrjeraketi disaini.
ettevõte märgib, et see oli kõik ajasäästumehhanism ning tõenäoliselt on see võimaldanud nii FP7 kui ka suuremal FP9 jõuda ideest testimiseni palju kiiremini, kui see muidu oleks olnud võimalik. Tundub, et see on toiminud. FP7 on olnud reaalsetel laskekatsetustel vähemalt veebruarist alates ning olemas on videomaterjal, mis näitab, et see töötab enam-vähem nii, nagu ette nähtud. Kui FP9 on tõenäoliselt suveks standardiseeritud, siis eeldame, et FP7 on sarnane ajakava Ukraina relvastusse jõudmiseks. Vladimir Putin kaardab neid 2 ballistilist raketti rohkem kui ühtegi USA relva, mida Ukraina on saanud pärast tema sissetungi algust. Ballistiliste rakettide osas on Ukrainal ATACMS, kuid selle raketisüsteemiga kaasnevad mõned probleemid. 2025 aasta suvel tuli ilmsiks, et Pentagon lõi uue ATACMS-i kasutamise heakskiitmissüsteemi, mis sisuliselt varjatult keelas Ukraina seda raketti Vene sihtmärkide vastu kasutada. Tundub, et see keeld on nüüdseks tühistatud, kuna Ukraina kasutas ATACMS-i mitmel korral. 2025 aasta lõpukuudel siiski näitab juba ainuüksi selle keelu olemasolu, et ATACMS on rakett, mille kasutamisel on omad tingimused. Ukraina saab seda kasutada ainult siis, kui USA annab selleks loa. See ei kehti FP9 või FP7 kohta. Mõlemad Ukraina uued ballistilised raketid on samuti võrreldavad Ameerikas toodetud süsteemiga. FP7L on võrreldavad näitajad Block 1 ATACMS-iga, mille laskekaugus on 165 kilomeetrit ehk umbes 102 miili. Tegelikult lendab FP7 kaugemale ja mis puudutab FP9 teed, siis on see laskekauguse ja toore löögijõu poolest ATACMS-ist kaugel ees. See ongi see, mis hirmutab Putinit. Isegi kui USA annaks Ukrainale vabad käed ATACMS-i kasutamiseks, ei suudaks USA rakett enamasti piirialadest kaugemale lennata. Aga FP9 on hoopis teine tera. Aga Firepoint ei ole veel lõpetanud. Nii hirmuäratav kui FP9 Kremli jaoks on, töötab Firepoint selle nimel, et minna veel samm edasi. Juba surmav rakett tehakse veel johtlikumaks. Ja just selliseid asju me siin sõjasaates kajastamegi. Selliseid asju on veel palju tulemas, nii et ära unusta tellida meie kanalit, kui pead meie kanalit kasulikuks. Mis võiks Firepointil veel varuks olla? Kõik tuleb ilmsiks 6. aprilli United24 meedia raportis, mis paljastab, et ettevõttel on oma uue FP9 raketi jaoks üsna muljetavaldavad plaanid. Variant, millest me seni oleme rääkinud, on sarnane Venemaa Iskander M-ile, selles mõttes, et see on maa-maa tüüpi rakett. Pane tähele, et me ütlesime variant. See tähendab, et töös on veel üks FP9 versioon. Denis Skeljanin, kes on FP9 konstruktor, on avaldanud, et see on tõesti nii, kuna Firepoint kohandab juba FP9 raketi nii, et seda saaks õhust välja lasta. See on tohutu muudatus, mis suurendab raketi lennuulatust veelgi. Mis juba praegu näib olevat Moskva tapja, võib muutuda veelgi surmavamaks, kui see kombineerida lennuki kiiruse ja suure lennukõrgusega. Kütuse kokkuhoid ei oleks enam nii suur probleem. Kui pole vaja kütust nõudvat tõusu, saab FP9 kasutada oma kütusevarusid, et tungida veelgi sügavamale Venemaale. Eeldades, et seda muudetud FP9 versiooni lastakse välja Ukraina hävitajatelt, tulistatakse seega kõrguselt, mis muudab selle Vene õhutõrje eest ohutuks, eeldusel, et Ukraina suudab valida ohutud õhukoridorid. Juba ennegi oli palju droonirünnakutega seotud põhjuseid, miks Ukraina korraldas ajavahemikus juuni 2025 kuni märts 2026 Venemaa õhutõrje vastu 492 rünnakut. Võib-olla oleme just leidnud veel ühe põhjuse nende süsteemide lahingust kõrvaldamiseks. Kui Firepoint suudab sellega hakkama saada, siis suudab Ukraina veel ühes kaugmaa lahingu aspektis Venemaaga sammu pidada. Venemaal on KH-47M2 Kinjal, mis on õhust lastav ballistiline rakett ja mida sageli paigutatakse MiG-31 lennukisse. Kui FP9 õhust lastav versioon säilitab pinnalt pinnale versiooni spetsifikatsioonid, on selle kandevõime peaaegu kahekordne. Me ei tea selle lennuulatust, kuid tõenäoliselt jõuab see vähemalt Kinjali miinimumulatuseni, mis on 1500 kilomeetrit ehk 932 miili, kuna rakett lastakse õhust. Huvitav, kuidas Putin end selle kõige pärast tunneb. Kui ta Ukrainasse tungis, oli riigil väga vähe omamaiseid relvi ja midagi sellist polnud arenduseski. Isegi siis, kui lääs tuli sõjalise abiga appi, olid tarnitud ballistilised raketid lühikese tegevusraadiusega ning nende kasutamiseks pidi Ukraina luba küsima. Kahjustavad jah, Musta mere laevastiku seisukord ja mõned sihtmärgid, mida Ukraina on piirialadel tabanud, kinnitavad seda. Kuid piirangute kombinatsioon nii tegevusraadiuse kui ka loa osas tähendas, et Ukraina ballistiliste rakettide oht ei ulatunud kunagi liiga kaugele väljapoole oma piire. Nüüd on olukord muutunud. FP9 näib muutvat kogu Ukraina sõja kulgu, sest nüüd on Moskva Ukraina strateegide jaoks laual.
Need strateegid tunnevad tõenäoliselt teatavat rahulolu sellest, et nad saavad nüüd Venemaa Iskanderi strateegiat tema enda vastu pöörata. Üks pealinn teise eest võib olla uus Ukraina lähenemine. Lõppude lõpuks pole Putini väed kindlasti end tagasi hoidnud Kiievit ja teisi Ukraina linnu rünnates. Vastavalt Military Watchi andmetele 15. aprillil ja 16. aprilli jooksul lasi Venemaa sihtmärkide pihta üle kogu Ukraina 24 Iskanderi raketirünnakus, mille käigus registreeris Ukraina 24 tunni jooksul kokku 703 nende pihta lastud raketti. Umbes nädal hiljem, 24. aprillil, teatas Metsa veel ühest Vene õhurünnakust, milles kasutati veel 2 Iskanderi raketti. Need on vaid mõned näited möödunud kuust. Venemaa on tulistanud sadu Iskanderi rakette Ukraina linnade pihta, sageli koos rünnaku- ja peibutusdroonide hordidega, mille eesmärk on üle koormata Ukraina õhutõrje, et Vene raketid saaksid oma hävitustööd teha. FP9 tähendab, et Ukraina saab anda Putinile maitsta tema enda rohtu. Ukraina ei kasuta oma uut ballistilist raketti päris samamoodi nagu Venemaa kasutab oma Iskandereid. Putinile on oluline tekitada hirmu, ükskõik mida ta selleks tabama peab. Selle nimel on ta valmis tapma Ukraina tsiviilelanikke. Vähemalt 15 578 on hukkunud ja 43 352 saanud haavata Venemaa rünnakute tagajärjel. Ukraina tegutseb palju strateegilisemalt. Ukraina kasutab oma FP9-sid Moskva piirkonna ründamiseks, jah, kuid sihtmärgiks on sõjalised objektid või potentsiaalselt Venemaa võimukeskus. Kremli asub Moskva kesklinnas ja see on FP9 jaoks ilmselge sihtmärk. Kuigi see võib olla kindlustatud, on see koht, kus Venemaa valitsus tegutseb ja väidetavalt veedab Putin siin suurema osa oma ajast. Mitte, et ta seda tegelikult teeks, aga sellest räägime kohe edasi. Teised võimalikud sihtmärgid Ukraina uutele ballistilistele rakettidele on Moskva rafineerimistehas. Gazpromi poolt juhitav rafineerimistehas on kogu Moskva piirkonna peamine mootorsõidukikütuse tarnija. Kui Ukraina soovib tuua Putini alustatud sõja mõju tagasi Venemaa pealinna ilma tsiviilisikuid kahjustamata, siis selle rafineerimistehase hävitamine täidaks selle eesmärgi. Putin on püüdnud Moskva elanike Ukrainasse tungimise rängimate tagajärgede eest kaitsta. Kui Venemaa pealinnas saab kütus otsa, seisab Putin silmitsi suure rahulolematusega. Siiski võib FP9 tähtsus seisneda vähem selles, mida Ukraina otsustab tabada, ja rohkem selles, et neil on võime rünnata Moskvat ballistilise raketiga. Ukraina on Moskva piirkonda varemgi mitu korda tabanud. Kui Ukraina saatis esimest korda droonid Venemaa pealinna 2023 aasta mais, nimetas BBC seda juhtumit Putini jaoks piinlikkuseks. 2 aastat hiljem käivitas Ukraina seni suurima droonirünnaku Moskva vastu, kui Venemaa kaitseministeerium teatas, et Moskva piirkonnas tulistati 24 tunni jooksul alla 91 drooni. Aga just see ongi asja mõte. Need olid droonirünnakud. FP9 annab Ukrainale rohkem võimalusi Kremli ähvardamiseks. Raketti ei pea isegi välja laskma, et see oht olemas oleks. Iga droonide parv, mis edaspidi Moskva poole liigub, sunnib Venemaad reageerima, justkui võiks nende droonidega kaasas olla ka FP9. Lõppude lõpuks on Venemaa kasutanud taktikat, kus droonide parve kasutatakse rakettide saabumise varjamiseks Ukraina vastu. Venemaa teab, et seda strateegiat saab kasutada ka tema enda vastu. Eriti nüüd, kui Ukraina saadab Venemaale umbes sama palju või isegi rohkem droone kui Venemaa Ukrainasse. Ja kui Ukraina otsustab asja veelgi tõsta, on huvitav näha, kuidas Moskva õhutõrje saab hakkama sellise ohuga, millega Putin ei arvanud kunagi, et nad peavad silmitsi seisma. Oletame, et Kremlist saab sihtmärk. Kui see juhtub, siis Putin hoiab end veel rohkem varjul, kui ta seda juba praegu teeb. Kreml peaks olema Venemaa presidendi ametlik kodu ja kogu tema tegevuse närvikeskus. Siiski ei veeda Putin eriti palju aega Kremlis. Operatsioon Eepiline raev varajastel nädalatel teatati, et Putin oli Kremlis harva nähtav, tõenäoliselt seetõttu, et ta kartis, et USA võib temaga teha sama, mida tehti endise Iraani ülemjuhi Ali Khameneiga. Putin ei tahtnud olla Kremlile lähedalgi, kui eksisteeris isegi kõige väiksem oht, et ameeriklaste punkripomm võib tulla. Kuidas ta nüüd reageerib, kui Ukraina on saamas omaenda ballistilise raketi, mis võiks tabada Kremli? Putin püüab tõenäoliselt oma võimukeskust nii palju kui võimalik vältida. Ta teeb seda niikuinii. Nagu Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadus 2025 aasta novembris avalikustas, on Putin lasknud ehitada endale peaaegu 3 identset kabinetti, et ta saaks oma asukohta alati varjata. Ta ei veeda Kremlis kaugeltki nii palju aega kui peaks, nii et ta loodab, et suudab Ukraina Kremli tapjast hoiduda. Ja võib-olla tal õnnestubki see. Võib-olla saab Ukraina kasutada FP9 raketti, et Kreml purustada ja Putin polegi seal. Mis siis saab Venemaa juhist? Kuidas ta välja vabandab selle, mida Ukraina on teinud otse Venemaa pealinnas? Milliseid vabandusi ta toob, et ta pole kusagil lähedal sellele, mis peaks olema Venemaa peamine võimukeskus? FP9 abil on Ukrainal võimalus rikkuda Putini tugeva juhi mainet igaveseks.
Ainus asi, millele Putin toetub, et võimul püsida, võib puruneda hetkel, kui FP9 tabab Venemaal midagi olulist otsetabamusega. Illusioonid on purunenud. Putin arvas, et Ukraina ei suuda kunagi Venemaad tabada. Ta eksis. Putin arvas, et mitte mingil juhul ei suuda Ukraina kunagi arendada oma ballistilisi rakette. Nii FP9 kui ka FP7 tõestavad vastupidist. Venemaa president loodab nüüd, et Ukraina ei sihi Moskvat millegi muuga peale nende droonide, mida ta varem on kasutanud. Peame ootama ja vaatama, kas Ukraina kavatseb selle illusiooni purustada, kui FP9 kohale jõuab. Ausalt öeldes on Venemaal olnud juba piisavalt põhjust muretsemiseks Ukraina kodumaiste relvatootjate pärast enne, kui uued ballistilised raketid mängu tulid. Venemaa ja Ukraina sõja hirmuäratavates eesliini tapavööndites on teave kõik. Mida rohkem tead oma vaenlase asukoha ja liikumiste kohta, seda rohkem on sul võimu. Keeruline osa on tegelikult selle teabe hankimine. Aga mis oleks, kui sul oleks võimalus panna oma vastane sõna otseses mõttes oma täpsed positsioonid avaldama, ilma et ta ise arugi saaks, mida ta teeb? Just seda ongi mõned geniaalsed Ukraina häkkerid suutnud teha ja siin on, kuidas see käib. Kõik taandub ühele kindlale tehnoloogiale, Starlinkile, satelliit-internetiteenusele, mida haldab Elon Muski SpaceX. Starlink on kogu konflikti vältel mänginud väga suurt rolli, olles kasutusel juba 2022 aasta veebruarist alates, et asendada Ukrainas venelaste poolt kahjustatud või hävitatud interneti ja sidetaristut. Sellest ajast alates on seda teenust kasutanud nii Ukraina tsiviilisikud, valitsus kui ka sõjavägi. Sõjast räsitud piirkondade tsiviilisikud on tuginenud sellele teenusele, et võtta ühendust välismaailmaga või hoida sidet pere ja sõpradega. Näiteks on ka koolid, haiglad ja isegi Ukraina raudteerongid kasutanud Starlinki satelliitide võimalusi, et pakkuda elanikkonnale elutähtsaid teenuseid. Samal ajal on hoolimata nii Muski kui ka SpaceXi presidendi Gwyneth Shotwelli vastuväidetest leidnud Ukraina kaitsejõud samuti viise, kuidas kasutada Starlinki võimalusi oma territooriumi kaitsmiseks ja vasturünnakute läbiviimiseks sissetungijate vastu. Seda on nimetatud Ukraina lahinguväljade side oluliseks selgrooks, kus paljudel üksustel on vähemalt üks Starlinki terminal, mis aitab neil ühenduses püsida ja koguda elutähtsat teavet. Droonimeeskonnad leidsid samuti viise, kuidas kasutada Starlinki oma mehitamata õhusõidukite ehk droonide juhtimiseks rünnakutes Vene vägede vastu, kusjuures mõned droonid on varustatud isegi omaenda Starlinki terminaalidega. Venemaal on samal ajal ametlikult keelatud Starlinki kasutamine oma piirides, kuna SpaceX piirab juurdepääsu meetodiga, mida nimetatakse geopiiramiseks, mis sisuliselt tähendab teenuse kättesaadavuse piiramist kindlates piirkondades. Siiski on nende piirangute säilitamine vaidlusalustes ja okupeeritud Ukraina piirkondades osutunud palju keerulisemaks. Väidetavalt suudavad Vene väed mõnes rindepiirkonnas kasutada salakaubana sisse toodud terminale. Sõja varajases staadiumis tähendas see, et Ukrainal oli tohutu eelis ühenduvuse ja side osas, kuid aja möödudes hakkasid asjad muutuma. Näiteks 2024. aasta alguses avalikustas Ukraina kaitseluure, et Vene väed kasutasid Starlinki satelliitsiidet. Tegelikult teatasid Ukraina sõdurid, et venelased olid Starlinki kasutanud juba üsna pikka aega ning nende käsutuses oli tuhandeid terminale. Keegi polnud kindel, kuidas see täpselt juhtus. SpaceX kinnitas, et nad polnud Venemaale terminale müünud ei otse ega kaudselt. Lisaks väitis ettevõte, et nad ei tee äri Venemaa valitsuse ega sõjaväega ning Starlink kinnitas, et nende teenus Venemaal ei toimi. Ettevõte ähvardas samuti kehtestada kõigile sellistele kolmandatele osapooltele sanktsioonid või blokeerida nende juurdepääs, kes on avastatud Starlinki toodete tarnimisel Vene vägedele. Nii et Ukraina luureagendid uurisid asja veidi põhjalikumalt. Nad avaldasid raadiosalvestise, kus venelased arutasid võimalust osta Starlinki terminale läbi ühe Araabia riigi. Samal ajal ilmus rohkem tõendeid Starlinki kasutamise kohta Vene armee seas. Kuigi terminalid ei töötanud Venemaal endas, olid need töökorras rindepiirkondades, mis tekitas suure dilemma nii Ukrainale kui ka SpaceXile endale. Kui ettevõte lubaks Starlinkil nendes piirkondades edasi töötada, saaksid mõlemad pooled sellest kasu ning venelased võiksid kasutada oma ebaseaduslikult hangitud terminale Ukraina positsioonide ründamiseks. Samas, kui SpaceX otsustaks laiendada oma geopiirangu meetmeid, et takistada Starlinki kasutamist Vene vägede poolt rindepiirkondades, võiks see häirida ka Ukraina ligipääsu ja sidepidamist. Seetõttu pakkusid Ukraina meeskonnad välja koostöö Starlinki inseneridega, et leida viis, kuidas teenus Vene kasutajate jaoks välja lülitada ilma Ukrainat mõjutamata. 2024. aasta mais näis, et lugu oli jõudnud positiivse lahenduseni. Pentagon ja SpaceX teatasid, et Venemaa kasutajate ligipääs Starlinki satelliitidele on ametlikult blokeeritud.
kuid John Plum, USA kaitseministeeriumi kosmosepoliitika abiminister, hoiatas, et Venemaa võib siiski leida viise blokeeringust mööda hiilimiseks. Praegusel hetkel oleme edukalt takistanud Venemaa kasutust, kuid olen kindel, et Venemaa jätkab katseid leida viise Starlinki ja teiste kommertside süsteemide ärakasutamiseks. See jääb probleemiks. Ma arvan, et me saime sellest aru ja leidsime häid lahendusi nii Starlinki kui ka Ukraina jaoks. Plumbil oli õigus. Vaid mõned kuud pärast Pentagoni teadet ilmus Ukrainast veel tõendeid selle kohta, et Venemaa kasutab Starlinki süsteemidega varustatud droone ning tundus, et see probleem ei kao kunagi. Tegelikult läks asi 2024 aastal ainult hullemaks. Tõendid näitasid, et 10 000 Starlinki satelliitvastuvõtjaid smugeldati endiselt Venemaale erinevate riikide kaudu, sealhulgas Türgi, Kesk-Aasia ja Lähis-Ida kaudu. Kui need vastuvõtjad jõudsid rindele, muutsid need samad seadmed Vene sõdurite ja nende ülemate elu palju lihtsamaks. Nad said neid kasutada oma ründedroonide tegevusraadiuse suurendamiseks, muutes need samal ajal täpsemaks ja raskemini elektroonilise sõjapidamise vastumeetmetega segatavaks. See omakorda muutis need tõhusamaks ja surmavamaks. Vene ohvitserid kasutasid samuti Starlinki satelliitinternetti, et kasutada reaalajas lahinguvälja kaardistamist koos ajakohase teabega vägede asukohtade ja maastikupiltide kohta, et nad saaksid oma sõdureid ja ressursse hõlpsamini ja tõhusamalt koordineerida. Ukraina kübersõja ekspert koodnimega Goldfinger võttis olukorra ajakirjanikele kokku. Alates 2025 aastast hakkasid nad kasutama Starlinke oma suurte droonide juhtimiseks ja rünnakute täpsuse suurendamiseks, mis andis neile eelise meie droonitõrjesüsteemidest mööda hiilimiseks. Seega muutus see meie jaoks üha olulisemaks ja ohtlikumaks. Olukord näis üha sünge. 2026 aasta veebruari alguseks oli Ukraina pärast venelaste pikaajalist ja eriti intensiivset pommitamiskampaaniat tõsiselt kannatada saanud, mida süvendas veelgi pikk ja külm talv. Korduvate elektrikatkestustega, kuna Kremli drooniparved sihtisid alajaamu ja energiarajatisi üle kogu riigi. Jaroslav, Ukraina 128. raske mehhaniseeritud brigaadi luureohvitser, tunnistas, et tema riigi väljavaated polnud tol ajal kõige helgemad. Vaenlane üritas nende üksustesse imbuda kaudsete rünnakute kaudu, eriti kasutades halba ilma ära, et liigutada oma jalaväge positsioonide vahelt ja jätkata edasitungi. Tema ja esimene brigaad üritasid tol ajal tõrjuda Vene rünnakuid mitte kaugel Zaporižja linnast Kagu-Ukrainas. Veel ida pool liikusid Vene väed samuti järk-järgult Uljanovka linna suunas, samal ajal kui Ukraina kaitsjad tõrjuti tagasi sellistes kohtades nagu Pokrovsk, Lõman ja mujal. Siis tegi SpaceX midagi, mis pööras kogu olukorra pea peale. Kiev pöördus ettevõtte poole palvega kehtestada Ukrainas kasutatavate Starlinki terminalide jaoks uus registreerimisnõue. Ettevõte nõustus ja rakendas uue süsteemi kiiresti. Äkitselt pidid kõik, kes soovisid Ukrainas, sealhulgas okupeeritud aladel ja rindepiirkondades Starlinki teenustele ligi pääseda, külastama volitatud teeninduskeskust okupeerimata aladel ja esitama oma passi. Kui nad seda ei teinud, siis nende seadmed lihtsalt ei töötanud. Ukraina jaoks oli see suur võit ja ülimalt oluline pöördepunkt. Venemaa jaoks oli see katastroof. Hetkega jäid lugematud sõdurid, üksused ja komandorid pimedaks ning isegi Vene ametnikud olid sunnitud tunnistama, et see samm mõjutas nende operatsioone drastiliselt. Näiteks Andrei Medvedjev, Moskva linnaduuma aseesimees, kirjutas Telegrammis, et SpaceXi tegevuse tulemusena on meil planeeritud löögi asemel vaenlase pihta täielik kaos. Ka Vene sõjablogijad olid selle otsuse pärast internetis raevus, näiteks Aleksandr Slatkov, kes tunnistas, et Starlinki ligipääsu kaotus tekitab kindlasti suuri raskusi. Ja 2 majori Telegrami kanal, mis kirjutas: miljonite poolt armastatud fašist Elon Musk teenib Ukraina relvajõudude huve. See võib seletada terminalide massilist triket, mis algas eile õhtul rindel. Sel viisil aitas liberaalide poolt jumaldatud geenius taas Ukraina relvajõude meie sõdurite tapmisel. Teised sõjablogijad märkisid, et Venemaa üritab probleemist mööda hiilida, kuid hetkel puudub Starlinkile elujõuline alternatiiv. Nad lisasid, et Kreml kaalub selliseid võimalusi nagu registreerimisprotsessi ümbersõitmise tehnikad või üleminek Hiina satelliitide kasutamisele, kuid kinnitasid, et ükskõik millise neist lahendustest teostumiseni kulub veel üsna palju aega. Aga aeg on rindel olevate Vene vägede jaoks väärtuslik kaup. Enamik neist püsib tapmistsoonides vaid mõne päeva, enne kui saavad haavata või midagi veel hullemat, ning nad ei saa endale lubada oodata, kuni võimud leiavad sellele probleemile lahenduse. Nii et nad muutusid meeleheitlikuks ja rühm Ukraina häkkereid kasutas seda meeleheidet täielikult ära. Nüüd üks kiire kõrvalmärkus.
sellepärast me teemegi sõjasaadet, et selgitada, kuidas võim tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa jääks järgmisest ilma. Nüüd mõistsid mõned venelased, et ainus viis Starlinki teenuse taastamiseks oli leida viis oma terminalide registreerimiseks. Nad ei saanud seda ise teha, sest see tähendanuks sügavale Ukraina territooriumile minekut ja kuidagi Ukraina passide hankimist. See oli liiga riskantne. Seetõttu hakkasid nad otsima ukrainlasi, kes võiksid olla valmis neid aitama. Nad pakkusid suuri summasid kõigile, kes oleksid nõus terminalid nende nimel registreerima ja nende side taastama. See oli meeleheitlik samm, kuid maapealsete vägede jaoks oli see ainus võimalus, mis neil veel alles oli. Mida nad aga ei mõistnud oli see, et nende pöördumised olid köitnud 256. küberründediviisi Ukraina kübersõja spetsialistide meeskonna tähelepanu. Meeskonda juhtis Goldfinger ise, endine sõdur, kes sai lahingus haavata, kuid otsustas jätkata oma riigi teenimist digitaalses maailmas häkkerina. Diviis tajus, et see oli võimalus venelastele lõksu seada, mis võiks muuta sõja käiku ja päästa selle käigus lugematul hulgal elusid. Nad otsustasid esineda küberkurjategijate rühmana ja hakkasid ühendust võtma meeleheitel Vene sõduritega, lubades nende Starlinki vastuvõtjad Ukrainas nende eest registreerida krüptovaluuta eest. Kui keegi oli õnge läinud, algas pettus. Ukraina häkkerid meelitasid oma ohvreid üha sügavamale lõksu, küsides esmalt neilt mõningaid igapäevaseid andmeid, näiteks nende seadmete seerianumbreid. See kõik tundus venelastele normaalne ja mitte eriti riskantne, nii et nad esitasid oma andmed. Seejärel läksid häkkerid veelgi kaugemale, küsides lisateavet. Lõpuks, kui nad olid venelastelt oma teenuste eest tegelikult makse kätte saanud, liikusid nad oma skeemi viimasesse etappi, küsides sõduritelt nende täpseid GPS-koordinaate. Selleks hetkeks olid paljud Vene sõdurid juba täielikult selle ideega kaasa läinud. Nad olid juba maksnud ja andnud ära hulgaliselt teabet, nii et nad nõustusid palvega ning andsid vabatahtlikult täpsed andmed oma asukoha kohta. Sealt edasi pidid häkkerid vaid selle teabe edasi andma Ukraina sõjaväeüksustele, kes rindel võitlesid ja said siis hõlpsasti hiilida ning venelased hävitada. See on pöörane trikk, kuid see töötab. 256 diviis teatab, et üle 2600 venelase on täiega lõksu langenud ja oma asukoha reetnud. See omakorda on aidanud Ukraina sõjaväel välja selgitada Vene komandopunktide, droonipilootide positsioonide, vägede koondumiste ja staapide täpsed koordinaadid. Uuriv ajakirjanik Maxim Tucker, kes oli teinud terve dokumentaalfilmi neist geniaalsetest Ukraina häkkeritest, andis lisainfot nende pettuse toimimise kohta Times Radio Frontline taskuhäälingu ühes episoodis. Ta selgitas, et meeskond koosneb vaid 6 inimesest, kuid nad suutsid luua tehisintellektil põhineva vestlusroboti, mis teeb suurema osa tööst nende eest, võttes venelastega ühendust ja kogudes nende andmeid tükkhaaval. See võimaldab neil sihtida tohutul hulgal vaenlase vägesid, hoolimata sellest, et nad on suhteliselt väike grupp. Ta lisas, et häkkerid tegutsevad ka muul viisil, kasutades erinevaid kübertehnikaid, et murda sisse Vene e-posti kontodesse või kasutades võltsitud tehisintellekti abil loodud naiste profiile, et vestelda Vene rindesõduritega ja veenda neid avaldama väärtuslikku teavet oma asukoha ja liikumiste kohta. See kõik aitab Ukrainal koguda luureandmeid ja luua selgema pildi lahinguväljast. Niipea kui häkkerid saavad teada midagi olulist, annavad nad selle edasi sõjalistele juhtimiskeskustele. Tucker filmis isegi hetke, mil Goldfinger ise helistas juhtimispunkti ja teatas, et läheduses varjab end Vene sõdur. Ta selgitab, et kui Ukraina meeskonnad saavad sellist infot, ei saadeta kohe droone välja ega pommitata neid alasid ilma kontrollimata. Nad ei taha riskida tsiviilisikute kahjustamise või ressursside raiskamisega, seega teevad nad kõigepealt luuret, et kinnitada venelaste kohalolekut, enne kui planeerivad järgmisi samme. Oma artiklis ajalehele The Times toob Tucker näite, kus Jaroslav 128 raskest mehaniseeritud brigaadist sai koordinaadid 256. diviisilt ja kannab need luurepiltidele zoomides sisse, et uurida täpset piirkonda, kus arvatakse venelaste asuvat. Varsti märkab ta vaenlase vägede iseloomulikke märke, sealhulgas värskeid jälgi ja oksi, millega on nende varjualune maskeeritud. Kui Jaroslav oli luureandmed kinnitanud, andis ta koordinaadid edasi järgmisele lülile ahelas, Ukraina droonioperaatoritele, kes viisid seejärel läbi täppislöögi varjualusele. Jaroslav ja tema kaasohvitserid jälgisid otseülekannet, kui kamikaatsedroon põrkas vastu varjualuse katust, varistades kogu varjualuse venelaste ümber kokku, kes selle sees küürutasid. Vahetult enne kokkupõrget märkab drooni kaamera midagi muud, satelliitantenni hoone katusel, mis ei ole suunatud taeva poole, vaid lähedal asuva küla poole. Ka see on saanud tavaliseks vaatepildiks kogu rindejoone ääres.
Kui SpaceX katkestas Starlinki teenuse, hakkasid venelased kasutama satelliitantenne, et luua Wi-Fi sildu üksuste vahel, võimaldades neil omavahel suhelda. Ühelt poolt on see innovatiivne viis probleemist mööda hiilimiseks. Teiselt poolt teeb see Ukrainal veelgi lihtsamaks välja selgitada, kus venelased end peidavad. Nad peavad lihtsalt otsima satelliitantenne, vaatama, kuhu need on suunatud ja jälgima nende suunda, et leida rohkem sõdureid. Jarrow lisas, et isegi pärast seda, kui nad olid häkeritele oma asukoha andmed ära andnud, jäid paljud venelased samasse kohta, vähemalt mõneks ajaks, andes Ukrainale aega neid leida ja kõrvaldada. Sellele on mõned võimalikud seletused. Näiteks võib olla, et mõned Vene sõdurid on lihtsalt liiga rumalad, et mõista, et neid on petetud. Teise võimalusena võivad nad mõista, et neid on petetud, kuid kardavad liiga palju, et seda oma ülemustele või kaasvõitlejatele tunnistada, nii et nad vaikivad ja loodavad, et see viga ei osutu saatuslikuks. Mõnel juhul võivad venelased soovida ümber paigutuda, kui nad lihtsalt ei suuda seda teha, sest nad asuvad nii ohtlikes kohtades, kus Ukraina droonid sumisevad pea kohal ja otsivad igasuguseid liikumismärke. Selle tulemusena hävitatakse paljud neist sõduritest kõik nende enda naiivsuse tõttu, mis on Ukraina droonioperaatorite elu palju lihtsamaks teinud. Näiteks Katariina oli tol ajal 23-aastane ja 4. kuud rase, kui Tucker temaga kohtus. Ta otsustas liituda sõjaväeteenistusega pärast seda, kui oli oma külas sõja esimesel aastal näinud Vene okupantide poolt toime pandud õudusi. Minu külaelanikud kannatasid okupatsiooni ajal. Mõned mehed võeti vangi, üks piinati surnuks. Nad viskasid granaate keldritesse, kus inimesed peidus olid, olles liiga hirmul, et välja tulla. Mõned inimesed surid selle tagajärjel. Nüüd on ta üks paljudest droonipilootidest, kes kasutavad häkkerite poolt saadud andmeid, et hävitada Kremlit teenivaid sõdureid, aeglustades vaenlase edasiliikumist ja nõrgestades nende sõjamasinad üks rünnak korraga. Ma tunnen lihtsalt kättemaksu jäänu kõige selle eest, mida nad siin on teinud ja teevad. Ma kaitsen oma õdesid, vendi, väikseid vennapoegi ja tegelikult kõiki Ukraina lapsi, kes kannatavad Vene agressiooni all ning teen seda selleks, et minu lastel oleks hiljem võimalik rahus elada. Nii et kui tõhus see meetod on olnud? Kuigi Tucker tunnistab, et selle operatsiooni tõttu hukkunud Vene sõdurite täpset arvu on võimatu välja arvutada, on Ukraina rindavõitlejad selle mõju kindlasti tundnud. Nad avaldasid, et Vene rünnakud Ukraina positsioonidele on pärast Starlinki terminaalide sulgemist ja häkkimise algust vähenenud hämmastavalt 45%. Tucker väidab, et selle tulemusena on päästetud lugematul hulgal elusid ning teised küberbrigaadid rindel on 256. diviisilt palju õppinud. Mõned on isegi hakanud nende meetodeid jäljendama, et koguda veelgi rohkem Starlinki andmeid ja korraldada oma vaenlaste vastu veelgi laastavamaid rünnakuid. Muidugi pole tõenäoline, et see meetod töötab igavesti. Venelased saavad lõpuks aru, mis toimub ja vähem sõdureid on valmis oma asukoha andmeid jagama, kuid Ukraina häkkerid on visad. Nad töötavad juba uute trikkide ja tehnikate kallal, et vaenlast ootamatult tabada ning hakkavad üha enam toetuma tehisintellekti tehnoloogiatele, nagu tehisintellekti loodud personad või tehisintellekti disainiga häkkimistööriistad, et oma operatsioone tõhustada. See on aidanud neil murda sisse Kremli ametnike ja Moskva ärimeeste e-posti postkastidesse ning paljastada Venemaa relvatehaste salajased asukohad, mida on seejärel rünnatud kaugmaarakettidega. Lühidalt öeldes, kuigi need kübermeeskonnad ei ole rindel püssidega ega korralda suurtükirünnakuid, avaldavad nad sellele sõjale siiski erakordset mõju. Kasutades innovatiivset ja kastist välja mõtlemist, levitavad nad kaost, segadust ja kokkuvarisemist Kremli ridades. M777 haubits on suur ja kohmakas suurtükiväerelv, mis kaalub üle 4 tonni. Sellel pole mootorit ega soomust ning hoolimata sellest, et see sisaldab kaasaegseid sihtimis- ja tulejuhtimissüsteeme, on see siiski väga tavaline sõjaväeline varustus. Nii et teoorias peaks olema Venemaa-Ukraina sõjas suhteliselt kasutu, sest sellest on saanud konflikt, mida domineerivad kõrgtehnoloogilised mehitamata õhusõidukid ja tipptasemel relvasüsteemid. Lõppude lõpuks, kui nende kamikaadse droonid parvena taevas lendavad, ei tohiks Venemaal olla mingit raskust vaenlase suurtükiväe leidmisel ja hävitamisel. Ometi on Ukraina tänu visadusele, uuenduslikkusele ja nutikale kohanemisele muutnud selle näiliselt väärtusetu relva oma arsenaali hindamatuks ja surmavaks elemendiks. Aga enne kui vaatame, kuidas see juhtus, heidame lähemalt pilgu kõnealusele relvale. M777 haubits on järelveetav, 155 mm suurtükisüsteem, mille on projekteerinud ja välja töötanud Briti kaitseettevõte BAE Systems. Kuid umbes 70% selle osadest on tegelikult valmistatud Ameerika Ühendriikides ning tootmis- ja integreerimistööd toimuvad nii Ühendkuningriigis kui ka USAs.
Esimesed M777 haubitsad tulid tootmisliinidel 2000. aastate alguses ning on sellest ajast saadik kasutusele võetud maavägedes Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Kolumbias, Indias, Saudi Araabias ja Ukrainas. M777 nägi esmakordset lahingut Afganistani sõjas. Neid on kasutatud ka Iraagi sõjas, Süüria kodusõjas, Jeemeni kodusõjas ning nüüd ka Vene-Ukraina sõjas. Korduvalt on need osutunud äärmiselt tõhusaks ja kui vaadata M777 tehnilisi andmeid, pole raske mõista miks. Esiteks, kuigi need on suhteliselt suured ja kohmakad, on need oluliselt kergemad kui vanemad mudelid. Täpsustuseks, kaaludes 4,2 tonni on M777 41% kergem kui 7,15 tonnine M198 haubits, mille asendamiseks see loodud oli. See tuleneb peamiselt sellest, et suure osa konstruktsioonist moodustab suhteliselt kerge titaan ning kuna see on eelkäijast palju kergem, on seda ka palju lihtsam punktist A punkti B liigutada. Seda saab transportida helikopterita ja transpordilennukitega, näiteks Lockheed C-130 Hercules või C-5 Galaxy. Seda saab ka mööda maad vedada õhupiduritega sõidukite nagu FMTV ja MTVR taktikalised sõidukid abil. M777 kaasaegsem disain tähendab ka seda, et selle käsitsemiseks pole vaja nii palju inimesi. Vanemad mudelid vajasid kuni 9-liikmelisi meeskondi, samas kui M777 saab hakkama vaid 5 inimesega või hädaolukorras isegi 3 inimesega. Võib väita, et on M777 suurimaks eeliseks selle täpsus. Kasutades kaasaegseid digitaalseid tulejuhtimissüsteeme ning GPS-iga juhitavaid laskemoona, suudab see tabada sihtmärke kuni 40 kilomeetri ehk 25 miili kaugusel erakordse täpsusega ja väga väikese veamääraga. Selle uskumatu täpsust on mõned eksperdid nimetanud isegi hiiglaslikuks snaipripüssiks, mis suudab kaugelt sihtmärke tabada tõhusamalt kui peaaegu ükski teine haubits. Siis on veel M777 mitmekülgsus. See suudab tulistada väga erinevaid laskemoone, sealhulgas M982 nutikaid suurtükimürske, mis suudavad tabada sihtmärki 10 meetri ehk 33 jala raadiuses, isegi siis, kui need lastakse kuni 24 kilomeetri ehk 15 miili kauguselt. See suudab tulistada ka M549 A1 raketiga abistatud mürske, Boforsi juhitavaid suurtükikobarmürske, M1128 Base Bleed mürske ning pikamaa XM113 mürske. Vaid mõni kuu pärast sõja algust, 2022 aasta aprillis, sai Ukraina Ameerika Ühendriikidelt suure partii 90 M7-177 süsteemi. Lisaks tarmisid täiendavaid üksusi Kanada ja Austraalia. Järgnevatel kuudel ja aastatel saabus veelgi rohkem neid süsteeme ja USA on tarninud ka mitu miljonit mürsku, sealhulgas nii tavalisi laskemoona kui ka spetsiaalseid mürske nagu M718 kaugpaigaldatavad tankitõrjemiinid ehk RAM, mis on teatud tüüpi suurtükimürsk, mille sees on tankitõrjemiinid. Kuigi alguses esines mõningaid raskusi, kui Ukraina sõdurid õppisid neid süsteeme maksimaalselt kasutama, osutusid need peagi väga tõhusaks. Tõepoolest, 2024 aasta alguseks peeti M777D võib olla kõige määravamaks relvaks selles konfliktis. Sel ajal oli suurtükivägi lahinguväljal suurim kahju tekitaja, põhjustades umbes 80% kaotustest mõlemal poolel. 2024 aasta veebruari hinnangute kohaselt olid suurtükisüsteemid otseselt tapnud või haavanud kokku umbes 400 000 sõdurit. Ja hoolimata sellest, et neil oli kasutada arvukalt lääne relvasüsteeme, sealhulgas Prantsuse Caesar 155 mm iseliikuv haubits, Ameerika M142 kõrge mobiilsusega raketisüsteem HIMARS ning M109 Paladin iseliikuv suurtükk. M777 oli võib-olla kõige hinnatum Ukraina suurtükimeeskondade seas. Sest sellega oli nii lihtne töötada, see oli väga täpne ja usaldusväärne, tõestades oma väärtust ikka ja jälle. Näiteks 2023 aasta veebruaris üritasid Kremli väed agressiivselt vallutada üht väikest Donbassi linna nimega Vuhledar. Suur hulk Vene sõdureid ja Wagneri grupi palgasõdureid tormasid sellele alale peale. Ühes rünnakus osales ka suur mehaniseeritud kolonn tankide, jalaväe lahingumasinate ja soomustransportööridega, mis üritasid läbi kitsaskoha jõuga edasi tungida. M777 noppis nad ükshaaval maha. Üle 30 raskerelvasüsteemi hävitati vaid lüdikese ajaga, kui Ukraina kasutas USA's valmistatud M718 RAM-mürsked tankid ja soomukid hõlpsasti hävitada.
Teistes rindepositsioonides oli lugematul hulgal sarnaseid lugusid, kuid aja möödudes hakkas sõda liikuma hoopis teises suunas ja paljud eksperdid kartsid, et M777 ootab ees halvim. Venemaa hakkas palju vähem tuginema tavapärastele maaväe taktika ja mehaniseeritud rünnakutele ning hakkas selle asemel kasutama mehitamata õhusõidukeid, UAV-sid palju suuremas koguses kui kunagi varem. Ka Ukraina liikus aeglaselt, kuid kindlalt selle sõjapidamisstiili poole, arendades ja kasutusele võttes omaenda droonide arsenali, et vaenlase rünnakuid tõrjuda. Ja kui tuhanded droonid lendasid igal hetkel rindelõigu kohal, tundusid suured rasked suurtükisüsteemid äkitselt nagu hiiglaslikud märklauad, mis lihtsalt ootavad, et need kaardilt minema pühitaks. Ukraina ei saanud enam lihtsalt paigutada oma M777 haubitsaid, kuhu iganes soovis ja tulistada vaenlase rünnakurühmade pihta. Selle asemel pidi ta pidevalt olema valvel õhust tuleva ohu suhtes, pidevalt kuulama Venemaa Shahedi droonide ja teiste plahvatusohtlike mehitamata õhusõidukite iseloomulikku suminat. Sest kuigi M777 on kindlasti võimeline tekitama märkimisväärset kahju, ei ole see just loodud selleks, et ise palju pihta saada. Sellel ei ole näiteks oma soomust ega muid kaitsevahendeid ning üks ainus droonitabamus õigesse kohta on piisav, et kogu haubits rivist välja lüüa, kas ajutiselt või halvimal juhul jäädavalt. Pole ime, et paljud sõjaanalüütikud uskusid, et M777 muutub paratamatult väärtusetuks, kui konflikt liigub üha sügavamale droonisõja faasi. Aga nii ei läinud. Isegi nüüd, aastal 2026, kasutavad Ukraina suurtükimeeskonnad 3X7 endiselt regulaarselt. Need peavad seda endiselt üheks oma kõige olulisemaks varaks. Ning üks suurtükimeeskond, esimene eraldi ründepolk, tunnistas avalikult, et kui poleks olnud M777 haubitsaid, oleks Ukraina täna märksa nõrgemas seisus. Esimene polk lisab, et nad said hiljuti uue partii neid haubitsaid. Nüüd on meil mõned M777 haubitsat rohkem ja kõik need on juba positsioonidel. Ja me oleme väga rahul, et need meil on, sest need on väga täpsed. Need suurtükid näitavad jätkuvalt märkimisväärset tõhusust. Ukraina meeskonnad teatavad 80% tõhususest. See tähendab, et enamik välja lastud mürske tabab oma sihtmärki ning need hävitavad jätkuvalt vaenlase tanke, sõidukeid, väekoondisi ja muid vahendeid päevast päeva. Aga kuidas see võimalik on? Kui Vene droonid patrullivad taevas ja kannavad piisavalt suuri laenguid, et hävitada M777 hetkega, siis kuidas on Ukraina suutnud nendest relvadest järjepidevalt ja pidevalt nii palju kasu saada? Kõik taandub kohanemisele. Kuna sõjaolukord on muutunud ja arenenud, on Ukraina pidanud leidma viise, kuidas sellega kaasa areneda. Aga selle asemel, et lihtsalt oma M777 maha kanda ja leppida sellega, et need pole enam otstarbekohased, on Kiievi väed leidnud uusi, innovaatilisi ja nutikaid viise nende kasutamiseks. Aga enne kui vaatame täpsemalt, kuidas nad seda teevad, siis kui selline ülevaade sind huvitab, pane kindlasti sõjasaatele jälgimine peale. Me selgitame selliseid teemasid igal nädalal. Sõja varasemates etappides sai Ukraina oma 3X7 kahureid vedada rindele lähedale ja tulistada vaenlase positsioonide pihta, pühkides vaenlase sõidukit kaardilt. Nüüd, kui drooni oht on olemas, see taktika enam ei tööta. Niipea kui M777 laseb ühe ainsa mürsu, reageerib vaenlane kohe. Droonimeeskonnad asuvad kohe tegutsema, kasutades luuredroone, Lancet-tüüpi uitmoona ja pidevat Shahed-tüüpi droonide ohtu. Muutes taeva surmavaks jahimaaks, otsides ja hävitades vaenlase suurtükiväge, enne kui meeskonnal on aega isegi uuesti laadida või järgmist lasku sihtida. Selle tulemusena on Ukraina pidanud muutma viisi, kuidas ta M777 haubitsaid kasutab. Selle asemel, et viibida ühes kohas pikemat aega, on mindud üle niinimetatud tulistaja liigu taktikale, mis tähendab, et haubitsaid liigutatakse päeva jooksul mitu korda. Kunagi ei jääda liiga kauaks ühte kohta. See pole lihtne. Esimene rügement tunnistab seda ise, öeldes, pole vahet, kui kogenud su meeskond on, sellise kahuriga positsioonile jõudmine on suuresti loterii. Alati on oht, et liikumise ajal märgatakse ning sõdurid peavad iga kord kogu laskemoona ja muu varustuse kokku pakkima, kui nad ühest kohast teise liiguvad. Kui nad jõuavad uude kohta, seisab ees jälle väljakutse kahur uuesti üles seada, laadida, sihtida ja nii edasi, enne kui tuleb jälle valmis olla piirkonnast lahkuma. See on väsitav protsess, kuid see on parim viis hoida neid haubitsaid võimalikult kaua töökorras ja tõhusana. Ja praegu see töötab. Siin tulevad mängu M777 disaini eripärad.
tõsiasi, et see on palju kergem kui vanemad suurtükisüsteemid, tähendab, et seda pole liiga raske transportida isegi keerulisel maastikul ning Ukraina meeskonnad on omandanud oma suurtükkide ülesseadmise ja lahtivõtmise kunsti. Nad suudavad need keerulised protseduurid mõne minutiga ära teha, mis võimaldab neil tulepositsioonidele kiiresti minna ja sealt lahkuda enne, kui venelastel on aega täpselt aru saada, kus nad on ja vastulöögiks valmistuda. Kuid see pole ainus viis, kuidas Ukraina väed 2026 aastal oma M777 haubitsaid maksimaalselt ära kasutavad. Kiievi vägedel on varuks ka mitmeid lisatrikke, näiteks peibutised. Kasutades kõige lihtsamaid ja odavamaid materjale, sealhulgas puitu, vanametalli ja isegi vanu kanalisatsioonitorusid, on Ukraina geniaalsed insenerid valmistanud täiesti võltsitud M777 haubitsaid, et petta venelasi ja panna neid raiskama droone nende hävitamiseks. Hoolimata sellest, et need peibutised on kokku pandud lihtsatest komponentidest, näevad need sageli üllatavalt realistlikud välja. Mõnedel neist on näiteks väikesed suitsupahvakud, et jätta mulje, nagu oleks neist just hiljuti lastud. Teised võivad olla varustatud lihtsate soojusallikatega, näiteks patareid toitel soojendite või väikeste mootoritega, et jäljendada päris relvatorude soojusjälgi, muutes tõenäolisemaks, et Vene droonid märkavad neid ja raiskavad aega ning ressursse nende hävitamisele. Samal ajal on päris M777 haubitsad juba teel järgmisesse tulistamiskohta. Mõnel juhul maksavad need peibutised vähem kui $1000, kuid Venemaa võib nende hävitamiseks raisata droone, mis maksavad kuni $50,000. Ja kõik need kaotused kogunevad aja jooksul. See on vaid üks paljudest viisidest, kuidas Ukraina võidab sõja majanduslikku poolt, sundides Venemaad raiskama raha, mehi ja ressursse ning saama vastu peaaegu mitte midagi. Ukraina on teinud ka mõningaid üsna ebatavalisi muudatusi oma M777 haubitsatele. Paljudel tänapäeval kasutusel olevatel mudelitel on näiteks elektroonika ja tulejuhtimissüsteemid eemaldatud. See võib tunduda hullumeelne, kuid sellel on tegelikult väga loogiline põhjus. Kui M777 haubitsad esmakordselt Ukrainasse jõudsid, olid paljudel neist akud, tahvelarvutid ja GPS-sandurid juba konstruktsiooni sisse ehitatud. Näiteks oli kahuri allosas sektsioon, kus asusid akud, mis toitsid tahvelarvutit, või olid 2 tahvelarvutit paigutatud iga suurtükimehe töökoha juurde. Asia jooksul mõistis Ukraina aga, et Venemaa kasutas tegelikult nende tahvelarvutite, akude ja andurite elektroonilisi signatuure M777 haubitsate asukohtade täpseks tuvastamiseks ja nende ründamiseks. Siis said mehed aru, et parem on need lahti ühendada, selgitas esimese rügemendi esindaja, lisades, vanamoodsalt töötada on tõhusam. Ilma kogu selle elektroonikata on venelastel palju raskem Ukraina suurtükke leida ja hävitada. Ja just tänu sellistele uuenduslikele lahendustele suudab Ukraina endiselt regulaarselt kasutada M777 suurtükke, et peatada vaenlase rindejoone rünnakud. Muidugi on sellel ka varjukülg. See paneb M777 meeskonnale suurema surve, kui nad peavad kahurit laadima ja laske sihtima. Näed peavad näiteks kasutama suuri kõveraid vardaid, mida nimetatakse laadimisvarrasteks, et suruda mürsud torusse. See on raske töö. Mürsud on rasked, vardad on kolmakad ja kahurid ise on äärmiselt valjud ning nende ümberpaigutamine võtab aega. Kuid taas leiab Ukraina viise, kuidas muuta oma meeskonnad tõhusamaks. Mõned üksused on näiteks nähtud kandmas täiustatud eksoskelette, mis muudavad mürskude tõstmise ja paigutamise palju lihtsamaks, ilma et see avaldaks liigset survet nende seljale ja kehale. Meeskonnad püüavad samuti teha kõik, et mitte raisata nende käsutuses olevaid relvi ja laskemoona. Üks M777 meeskonnaülem ütles intervjuus, me tulistame rangelt ainult oma sihtmärkide pihta, ühtegi tarbetut lasku ei tee. Kui me välja läheme, töötame lühidalt, aga tõhusalt. See on oluline 2 suurel põhjusel. Esiteks tähendab M777 tõhusam kasutamine seda, et vähem laskemoona läheb raisku ja rohkem tabab sihtmärki, põhjustades maksimaalset kahju Vene vägedele ning andes vaenlasele vähem võimalusi vastulöögiks. Teiseks, kui ukrainlased ei raiska laske ega lase oma haubitsatest liigselt, kestavad need kauem. Sest sellistel süsteemidel ei ole tavaliselt kõige pikem eluiga. Tavaliselt suudab M777 toru lasta maksimaalselt 2500 lasku, enne kui see vajab remonti või väljavahetamist. Ja kuigi Ukraina on saanud oma liitlastel palju süsteeme ja laskemoona, ei ole tal siiski piiramatu varu, millega tegutseda. Ta peab maksimaalselt ära kasutama oma käsutuses olevaid ressursse. Ta peab tagama, et iga lask loeks ning ei saa endale lubada lihtsalt juhuslikult mürske tulistada, lootuses ja palves, et mõni neist tabab sihtmärki. Selle asemel on selle meeskonnad äärmiselt leidlikud, valides hoolikalt sihtmärke ja ajastades oma lasud täiuslikult. Ja just tänu sellele suudavad nad saavutada nii uskumatult kõrge efektiivsuse, kusjuures mõned meeskonnad on teatanud isegi kuni 95% täpsusest.
ainult väga väike osa mürskudest ei taba oma sihtmärke. See on tunnistus nii M777 suurepärasest konstruktsioonist kui ka Ukraina operaatorite kannatlikkusest ja distsipliinist. Loomulikult seisavad nad endiselt silmitsi väljakutsetega. Isegi koos tulistaja liigutaktikaga ning targema positsioneerimisega on droonid alati ohuks. Erinevad droonivastased kaitsevahendid aitavad vähendada otseste tabamuste ja hävitatud suurtükkide riski, sealhulgas näiteks suurtükkide kohale paigutatud droonivõrgud, elektroonilise sõjapidamise tehnoloogiad, mis aitavad segada droonide navigatsioonisüsteeme ja suunata need sihtmärgist mööda ning vastu patarei, radari ja drooniseirevõrgustikud, mis hoiatavad meeskondi, kui Venemaa valmistub vastulöögiks. Ukraina valib oma tulistamiskohti äärmise ettevaatlikkusega, paigutades oma haubitsad sageli ainult turvalistesse, kindlustatud asukohtadesse, mis on droonide ja vaenlase suurtükitule suhtes palju vastupidavamad kui avatud kohad. Isegi nende kaitsetaktikate ja meetmete juures ei lahku kõik M777 haubitsad lahinguväljalt tervena. Õnneks on Ukraina insenerid muutunud erakordselt osavaks kahjustatud haubitsate parandamisel ja nende lahinguväljale tagasi saatmisel. Nagu üks sõdur märgib, on meie haubitsad saanud tabamusi Landseti droonidelt, Gradi rakettidelt ja Krasnapoli mürskudelt, kuid me suudame need alati korda teha. Mõnel juhul, kui on vaja lahingukuumuses kiiresti remonti teha, on Ukraina meeskonnad kasutanud kriiki kättesaadavaid varuosi, et ehitada Frankensteini kahureid, mis koosnevad eri haubitsate osadest. Teistel juhtudel saadetakse kahjustatud suurtükisüsteemid remonditehastesse, kus andekad mehaanikute meeskonnad teevad imesid, et need aastakümneid vanad relvad näeksid ja töötaksid taas nagu uued. Nagu üks Ukraina sõdur kokku võtab, see loodi Afganistani ja Iraagi sõja jaoks, aga lahingus kasutame seda enamasti omal moel. Me leiame ise palju lahendusi. See ongi lühidalt kogu Ukraina sõjalugu. Neil pole alati olnud parimad võimalused. Neil pole alati olnud igaks olukorraks ideaalset varustust ning nad peavad toime tulema väga dünaamilise sõjaga, mis on algusaegadest aastate jooksul täielikult muutunud. Aga ikka ja jälle on nad kiuste kõigele edu saavutanud. Nad on leidnud viise, kuidas asjad enda kasuks tööle panna. Nad on muutnud näiliselt väärtusetud või vananenud varad hindamatuteks osadeks oma sõjamasinas ning nüüd lõikavad nad sellest kasu. M777 haubitsad jätkavad tulevalangute andmist Vene positsioonidele ja põhjustavad segadust Kremlile alluvate vägede seas. Viimastel aastatel on sõjakunst pea peale pööratud. Uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt, drooniparved, alvedroonid ja elektrooniline sõjapidamine on senist olukorda täielikult muutnud, tuues kaasa võimekusi ja ohte, mida veel mõni aastakümme tagasi peeti ulmevaldkonda kuuluvaks. Maailma sõjavägede jaoks on küsimus, kas kohaneda või hukkuda, ja Rootsi on kohanenud kiiremini kui enamik teisi. Viimasel ajal on neil väga hästi läinud. Viimase paari aasta jooksul on rootslased välja arendanud oma drooniparved, saanud üheks esimeseks riigiks, kes integreeris tehisintellekti oma JAS-39 Gripen E hävitajatesse ning olnud teerajajaks uuele modulaarsele lähenemisele droonitõrjesüsteemides Lokiga, kui nimetada vaid mõnda saavutust. Nüüd on Rootsi taas valmis mängureegleid muutma, seekord vee all. Olge valmis maailma esimeseks 5. põlvkonna allveelaevaks Blekinge-klass ehk A26. See innovatiivne allveelaev on varustatud hulga omadustega, mis teevad selle ideaalseks järgmise põlvkonna sõjapidamiseks Läänemeres ja kaugemalgi. Ja praegu näib, et Venemaa on selle peatamiseks võimetu. Siin on kõik, mida pead teadma A26 kohta ja sellest, kuidas see võib dramaatiliselt muuta jõudude tasakaalu Arktika piirkonnas ja kaugemalgi. Ei tohiks olla üllatus, et A26 taga olev ettevõte on Rootsi hiiglane Saab. Nende tootevalikusse kuuluvad muuhulgas eelmainitud Loki ja Gripen E, Global Eye õhust varajase hoiatuse ja juhtimise lennuk, Carl Gustaf M4 tagasilöögita kahur ning Enlo tankitõrjerakett. Saabi võime pakkuda järjepidevalt maailmatasemel relvasüsteeme erinevates valdkondades on vaieldamatu. Ettevõtte varasemad katsetused allveelaevadega polnud samuti sugugi kehvad. Selle Gotlandi klassi ehk A19 allveelaevad võidi küll ehitada 1990-ndatel, kuid uuendatud mudelid tõestasid oma väärtust 2050 aastal, kui nad õppuste käigus uputasid korduvalt USA lennukikandja USS Ronald Reagani, ilma et kandja oleks üldse teadnud, et allveelaev seal oli. Ja täiendavad uuendused aastate jooksul tähendavad, et neid peetakse endiselt ühtedeks parimateks diiselelektri allveelaevadeks maailmas. Täpsustuseks, Rootsi 3 Gotlandi klassi allveelaeva HS WMS Gotland, Öland ja Harland ei olnud tegelikult Saabi enda projekteeritud.
Need projekteeris ja ehitas algselt Kokkums AB Malmö linnas, mis oli tol ajal iseseisev ettevõte. Saab omandas Kokkumsi 2014 aastal ja nimetas laevatehase ümber Saab Kokkumsiks. Sellest ajast alates on Saab vastutanud allveelaevade hoolduse, remondi ja suuremate uuenduste eest, sealhulgas kõigi 3 laeva põhjaliku eluea keskpaiga uuendusprogrammi eest, mida viidi läbi alates 2010. aastate lõpust kuni 2020-ndateni. Mis seos on sellel uue A26-ga? Hiljuti uuendatud A19D said väidetavalt palju uusi süsteeme, mis ilmuvad ka A26L. Veelgi olulisem on see, et põhjus, miks Saab üldse Kokkumsi omandas, oli eelkõige seotud A26 programmiga. Kokkums alustas uue A26 kontseptsiooni väljatöötamist 2000-ndate keskel, olles osa Rootsi laiemast pingutusest oma allveelaevastikku moderniseerida. Kuid siis 2014 aastal tühistas FMV programmi ja seda mõjuval põhjusel. Näete, Kokkums oli juba pikka aega olnud Saksamaa omanduses, olles 1999 aastal liidetud Hoveitswerke Deutsche Werftiga ja hiljem ThyssenKrupp Marine Systemsi ehk TKMS-iga. Rootsi peamine allveelaevade tootja oli nüüd tehniliselt Saksamaa kontrolli all olev ettevõte. Rootsi valitsusel olid mõistetavalt suured probleemid sellega, et oluline riikliku julgeoleku vara, nagu nende peamine allveelaevade tootja, sattus välisomandisse. Olukord eskaleerus ja lõppes lepingu tühistamisega. Arendus jäi seisma, osaliselt valminud mitme miljoni krooni väärtuses kere jäi nii-öelda õhku rippuma. Tupikseisu lahendamiseks ostis Saab AB 2014 aastal TKMS AB ettevõttelt ThyssenKrupp, nimetas selle ümber Saab Kokkumsiks ning taastas kontrolli Karlskrona laevatehase ja selle umbes 900 töötaja üle. Kui riikliku julgeoleku probleemid olid valitsuse jaoks rahuldavalt lahendatud, hakkas projekti masinavärk taas kiiresti tööle. 2015 aasta juunis sõlmis FMV Saab Kokkumsiga uue lepingu 2 A26 allveelaeva ehitamiseks, mille väärtus oli 7,6 miljardit Rootsi krooni ehk umbes $820 miljonit. Projekt oli taas õigel teel ja täisvõimsusel edasi liikumas. Esimese A26 nimega HSV-MS Blekinge kiil pandi Karlskrona laevatehases maha 2022 aasta juuni lõpus ning teine allveelaev HSV-MS Skåne alustati paralleelselt tootmises. Selle tulemusena käib praegu tohutu ja uskumatult keeruline ehitustöö. A26 ehitatakse 5 sektsioonis ja selle pardal on 140 süsteemi, millest räägime peagi lähemalt. Nende süsteemide jaoks on vaja lausa 600 000 üksikut osa, 100 kilomeetrit kaableid ja 10 000 ainulaadset toru ning juhtmekanalit. Saab on selle tohutu protsessi elluviimiseks kasutanud tipptasemel insenerilahendusi, sealhulgas mudelipõhist defineerimist, digitaalseid kaksikuid, digitaalseid niite ja toote elutsükli haldamise tööriistu. Sellegipoolest on omandivaidlus, tarneahela katkestused nagu COVID-19 sulgemised ja tarneahela tohutu ulatus oma jälje jätnud. Viimase 2025. aasta oktoobris sõlmitud hankelepingu järgi on 2 laeva tarned taas edasi lükatud. Laevad pidid algselt olema kasutusvalmis 2024 ja 2025 aastal, kuid nüüd oodatakse neid alles 2027 ja 2028 aastal. Kogumaksumus on samuti peaaegu kahekordistunud, umbes $1,51 miljardilt $2,7 miljardi. Selline tootmise venimine ja eelarve ületamine on nüüdseks liiga tavaline ja tavaliselt ebasoovitav. Viivitused tarnetes kahjustavad kasutuselevõtu strateegiat ja ajakavasid ning suured kulude ületamised pole poliitiliselt kunagi kergesti põhjendatavad. Kuid A26 puhul on viivitus olnud paljuski varjatud õnnistus. Sõjatehnoloogia on viimastel aastatel nii pöörase kiirusega arenenud, et sõjatööstuse tootjad kogu maailmas püüavad sellele järele jõuda. Laevadele ja lennukitele paigaldamiseks kavandatud süsteemid võivad muutuda vananenuks juba enne, kui need on üldse paigaldatud. See tähendab kas projekti lõpetamist ja kulude mahakandmist või ümberkujundamist, mis toob kaasa täiendavaid viivitusi ja kulude ületamist. Kui A26 oleks tarnitud vastavalt algsele ajakavale, oleks mõned selle kõige kõitvamad omadused võib-olla üldse arutlusele tulnud. Nüüd on Saabil võimalus integreerida kõige uuenduslikumad ja tulevikukindlamad omadused juba algusest peale. Ja A26 on täis just selliseid omadusi, mis muudavad selle potentsiaalsel peatamatuks jõuks ning peaksid seda ka lähitulevikus sellisena hoidma. 5. põlvkonna allveelaev igas mõttes. Aga mis üldse on 5. põlvkonna allveelaev ja mis teeb A26-sest maailma esimese omataolise?
Viienda põlvkonna allveelaeva määratleb eelkõige tema võime sujuvalt integreeruda NATO mitmevaldkondliku operatsiooni raamistikku ehk MDO-sse, liikudes traditsioonilisest allveesõjast kaugemale ning tegutsedes tõhusalt nii mere, õhu kui ka infovaldkonnas. Varasemad allveelaevade põlvkonnad keskendusid ainult veealusele varjatusele ja tulejõule. Viienda põlvkonna allveelaevad on palju mitmekülgsemad, rõhutades tasakaalustatud mitmevaldkondlikke signatuure, täiustatud tehisintellekti kiireks andmetöötluseks ning merepõhjasõja võimekust, sealhulgas mehitamata allveesõidukite ehk UUV-de ja eriüksuste kasutuselevõttu. Nagu varsti näeme, on A26L kõik need võimed olemas ning lisaks sellele on tal suurepärane varjatus ja tulejõud. Nüüd rõhutab viienda põlvkonna allveelaevade disain ka modulaarset ülesehitust. Modulaarsed lastiruumid võimaldavad kiiret ümberseadistamist erinevateks rollideks, sealhulgas luure, seire ja rekognosseerimine ehk ISR, rünnakud ja erioperatsioonid. Kui on vaja minna üle seiremissioonilt miinide paigaldamise operatsioonile, tuleb eemaldada seiremoodul ja paigaldada selle asemele miinipaigaldusmoodul. Ja A26 kere ehitatakse üles modulaarsust silmas pidades. Nagu varem mainitud, ehitatakse korraga 5 eraldi sektsiooni, kusjuures ainult ahtrikoonuse sektsioon kaalub umbes 80 tonni. Kui need kõik valmis saavad, pannakse need kokku kereks nagu hiiglaslikud Lego-klotsid. See modulaarne ehitus tähendab, et A26 saab kiiresti ümberseadistada erinevateks rollideks, näiteks mehitamata allveesõiduki ehk UUV integreerimiseks ning UUV-de käivitamis- ja tagasitoomissüsteemide integreerimiseks spetsiaalsete mitmeotstarbeliste portaalide kaudu. Modulaarne disain suurendab samuti laeva ekspordipotentsiaali, võimaldades tootjal lisada või eemaldada funktsioone vastavalt erinevate merevägede nõuetele. See võimaldab riigil ka hoida tagasi tehnoloogiat, mis võib kujutada endast riikliku julgeolekuriski. Rootsi jaoks on see arukas samm, arvestades A26 ajalugu. Olgu kuidas on, nagu näete, vastab A26 enesekindlalt kõigile viienda põlvkonna allveelaeva nõuetele ning on esimene allveelaev, mis seda teeb. See ühendab endas varjatuse, vastupidavuse ja modulaarse paindlikkuse viisil, mis seab kahtluse alla traditsioonilised arusaamad diisel-elektrilistest platvormidest ja hirmutab venelasi. Selle disain on silmapaistev näide sellest, kuidas kaasaegsed tavaajamiga allveelaevad võivad pakkuda väga võimekaid ja odavamaid alternatiive tuumaajamiga laevadele, pakkudes operatiivset paindlikkust erinevates piirkondades ja missioonistsenaariumites murdosa hinnaga. Mitmevaldkondliku süsteemina loodud A26 suudab koguda luureandmeid, kasutada mehitamata süsteeme, toetada erioperatsioone ning jälgida veealust taristut. Kõike seda suudab ta teha vee all püsides ning jäädes pikaks ajaks äärmiselt raskesti avastatavaks. Tõepoolest, A26 kõige olulisemaks omaduseks võib pidada selle mitmevaldkondliku signatuuri haldust, mis saavutatakse akustiliste, magnetiliste, radari, elektri, infrapuna ja visuaalsete summutustehnikate abil. NATO MDO raamistikus täidab A26 oma rolli elektroonilise luure ja sidesüsteemidega, mis suudavad tõhusalt koguda, klassifitseerida ja edastada andmeid liitlaste juhtimisvõrkudesse. Selle võimsad elektroonilise toetuse võimed võimaldavad passiivselt signaale pealt kuulata ja klassifitseerida, pakkudes laiapõhjalist ülevaadet vaenlase sidepidamisest, radari kiirgustest ja liikumistest. See on nagu võimas Hooveri tolmuimeja, mis istub merepõhjas ja imeb endasse kogu teabe selle kohta, mida Venemaa teeb nii vee peal kui ka all. Muidugi, olles veealune alus, toimub peamine signaalide tuvastamine sonari abil ja A26 ei jää selles osas sugugi alla. Sonaarisüsteem ühendab endas Atlas Electroniki vööri- ja küljeandurid, HF Interceptor sonaariandurid, Kongsbergi SA9510S miinitõrjesonaari ning Safrani Series 30 optroonik periskoobi ja pinnavaatlusmaste. Need passiivsed ja aktiivsed soonarielemendid töötavad madalast kuni keskmise sagedusvahemikuni, rõhutades tundlikkust rannikualadel, mis on Läänemeres levinud. Elektroonilise toetuse meetmed ehk ESM-süsteemid täiendavad A26 akustilist tuvastust, jälgides radari- ja sidesignaale, võimaldades allveelaeval passiivselt määrata signaaliallikate asukohta ja klassifitseerida ohte. Nagu võite ette kujutada, tekitab allveelaeva ulatuslik aktiivsete ja passiivsete tuvastusseadmete valik pidevalt suure hulga andmeid, mida tuleb töödelda võimalikult kiiresti ja sujuvalt. Ja Saab on kasutanud tehisintellekti jõudu, et seda protsessi kiirendada. Ettevõtte sõnul võimaldab A26 pardal olev tehisintellekti abil andmetöötlus kiiremat sünkroniseerimist õhu, maa, küber- ja kosmosevahenditega ühistes operatsioonides, aidates kaasa sellele, mida Rootsi merevägi nimetab veealuseks informatsioonisõjaks.
see hõlmab nii vaenlase sidekanalite ärakasutamist kui ka riikliku veealuse infrastruktuuri kaitset, eriti olulisi veealuseid kaableid ja torujuhtmeid. Kõigi nende signaalide ja andmete haldamine ning õigete vastuste valimine ei ole lihtne ülesanne, kuid A26 on selleks ülesandeks suurepäraselt varustatud. Selle 9 FALB lahingujuhtimissüsteem ehk CMS tagab juhtimise, kontrolli, side, arvutid ja luure ehk C4I koordineerimise mereväe platvormide ja missioonitüüpide vahel, suurendades otsuste tegemise kiirust ja tõhusust. 9 FILV ühendab sonariandurite, ESM-i ja optroniliste sensorite sisendid, et pakkuda operaatoritele ühtset taktikalist ülevaadet, andes neile võimaluse kiiresti ohte tuvastada ja neile reageerida. 9 FILV sisaldab täiustatud töötlust reaalajas andmete korreleerimiseks nii radari ESM-i kui ka side ESM-i süsteemidest. See annab A26-le suurema võimekuse tuvastada elektromagnetkiirgusi ilma ise aktiivselt signaale edastamata, mis võiks varjatust ohustada. Naudige põhjalikke sõjalisi analüüse ja relvaesitlusi. Just seda pakume teile igal nädalal siin saates Sõjasaade. Tellige kanal, et saada YouTube'is kõige teravamaid sõjalisi ülevaateid. Nüüd, tehnoloogiad, millest me just rääkisime, on tõeliselt murrangulised, eriti selles piirkonnas, kus A26 on peamiselt mõeldud tegutsema, vähemalt Rootsi mereväeteenistuses Läänemeres. A26 voolujooneline kere on optimeeritud kõrge varjatuse ja rannikuvete operatsioonide jaoks, eriti just kitsastes ja madalates Läänemere vetes. See on meri, mis esitab ainulaadseid väljakutseid, talvel kattub see jääga ja merepõhi on keeruline, mis teeb sonari kasutamise väga raskeks. See on sisuliselt üks suur rannikuvete lahingutsoon, kus on madalad veed ja keerulised rannajooned, mis muudavad selle tuumaalvelaevade jaoks täiesti sobimatuks. Kuid mitte A26 jaoks. A26 rõhukorpus kasutab täiustatud suure tugevusega terast, mis tagab konstruktsiooni terviklikkuse töö sügavustel, vähendades samal ajal akustilisi jälgi. Sellel puuduvad ka välised paagid, mis vähendab veelgi selle avastatavust ning see on tugevdatud löögikindlusega, võimaldades tegutseda tugevalt miinitatud piirkondades nagu Läänemeri. Pikkusega veidi alla 217 jala laiusega, 22,14 jalga süvisega, 19,68 jalga ning veeväljasurvega umbes 1925 tonni pinnal ja 2100 tonni vee all. See sobib ideaalselt madala veesügavusega piirkondades navigeerimiseks, nagu suurem osa Läänemere rannikualadest. Navigeerimist täiustab veelgi selle X-tüüpi tüürisaba konfiguratsioon, mis koosneb 4 iseseisvalt juhitavast pinnast, pakkudes suurepärast manööverdusvõimet madalatel kiirustel ja stabiilsust pinnale tõusmisel või tormistes tingimustes. See disain parandab juhitavust saarestikulistes piirkondades nagu Läänemeri, ilma et see kahjustaks hüdrodünaamilist efektiivsust. Survekindlakere ja X-tüüpi tüürisaba kombinatsioon annab A26-le veel ühe võimsa võimekuse, eriti merepõhjasõja kontekstis. See võib puhata otse merepõhjas, kaitsta veealuseid kaableid, jälgida merelisi kitsaskohti ja kontrollida olulisi mereteid. Veelgi enam, venelased ei pruugi isegi aimata, et see seal on, tänu A26 täiustatud hiilivusomadustele. Tegelikult on Saabil oma varksüsteemile suurepäraselt sobiv nimi Ghost, mis on lühendsõnadest Genuine Holistic Stealth ehk tõeline terviklik varktehnoloogia. Saabi poolt välja töötatud see täiustatud varktehnoloogia on loodud selleks, et vähendada laeva tuvastatavaid signatuure akustilises, magnetilises ja elektromagnetilises spektris. Selle tehnoloogia juures on mitu komponenti, millest kõige olulisem on A26 mootori konfiguratsioon. A26 kasutab hübriidset diiselelektrilist ja Stirlingi õhust sõltuvat jõuseadme AIP-süsteemi. Diiselelektriline süsteem sisaldab 3 diiselmootorit, mis laevad akusid pinnal liikudes või snorgeldades. Akude sellisel viisil laadimine tähendab, et A26 saab kasutada akutoitel elektrilist jõuseadet vaikseks veealuseks liikumiseks suurematel kiirustel. AIP komponent koosneb 3 Kokumi Stirlingi mootorist. Iga üks neist annab umbes 75 kW mehaanilist võimsust, mis muudetakse elektriks, andes AIP-süsteemi koguväljundiks umbes 225 kW. Ja just selles mootori AIP komponendis peitubki kogu võlu. Saabi patenteeritud Stirlingi õhust sõltumatu jõuseade ehk AIP-süsteem võimaldab A26L töötada vee all mitu nädalat ilma pinnale tulemata. Tuuma- ja mitte allveelaeva kohta on see iseenesest märkimisväärne saavutus. Varem oli selline vastupidavus omane vaid tuuma-allveelaevadele. Diiselelektrilised allveelaevad saavad tavaliselt vee all olla vaid mõne päeva, enne kui peavad pinnale tõusma, et mootorite jaoks hapnikku juurde võtta.
Stirlingi AIP-süsteem kasutab salvestatud vedelat hapnikku ja diislikütust, et toota energiat suletud tsüklis välise põlemise teel, tekitades minimaalselt vibratsiooni või müra. Võrreldes teiste AIP-tehnoloogiatega nagu kütuseelemendid on see kulutõhusam, lihtsamini hooldatav ja sobib hästi modulaarseks ümberehituseks. Selle töö põhimõte on suurepärane näide sellest Rootsi praktilisuse ja leidlikkuse kombinatsioonist. Stirlingi AIP suletud tsükliga välise põlemise mootor põletab diislikütust koos pardal olevates paakides hoitava vedela hapnikuga. Põlemine soojendab mootori sees olevat suletud inertgaasi, näiteks heeliumi, mis paisub ja paneb kolvid liikuma. Seejärel pööravad kolvid generaatorit, mis toodab elektrit allveelaeva elektrimootori käitamiseks või akude laadimiseks. Kuumenenud gaasi jahutatakse seejärel ringleva mereveega enne selle uuesti kokkusurumist, mis lõpetab tsükli. Oluline on see, et kogu see protsess toimub siis, kui allveelaev on vee all, ilma atmosfääri hapnikku vajamata. See tähelepanuväärne süsteem annab A26-le ja tegelikult ka Gotlandi klassi allveelaevadele, mis samuti seda süsteemi kasutavad, 4 peamist eelist. Esimene, nagu me arutasime, on pikem vee all viibimise kestus. Gotlandi klassi allveelaevad võivad vee all püsida kuni 14 päeva, liikudes 5 sõlme kiirusega ilma snorgeldamiseta, mis võimaldab läbida kuni 1700 meremiili. A26 muudatused tähendavad, et see peaks suutma vee all püsida veelgi kauem. Väidetavalt võib see vee all püsida kuni 45 päeva, sealhulgas umbes 18 päeva ainult AIP-süsteemil töötades ning selle maksimaalne veealune kiirus on umbes 12,4 miili tunnis. Teiseks eeliseks on äärmine varjatus ja vaikus. Stirlingi mootor on peaaegu täiesti vaikne ja vibratsioonivaba, kuna põlemine toimub pidevalt ja tööosadest väljaspool. Tulemuseks on väga madal akustiline signatuur, mis teeb allveelaeva avastamise erakordselt raskeks, eriti Läänemere madalates ja segastes vetes. Kolmas eelis, mida AIP pakub, on väiksem avastatavus. Snorkeldamine paljastab allveelaeva masti ning tekitab müra ja radarijälje. Vajaduse kaotamine snorkeldamiseks võimaldab allveelaeval varjatuks jääda, vähendades oluliselt selle avastamise riski radari, sonari või visuaalsete vahenditega. Neljandaks on Stirlingi AIP tootmine ja hooldamine kuluefektiivsem kui teistel AIP-tehnoloogiatel, nagu kütuseelemendid või tuumaenergia. Tegelikult pakub see kõrge jõudlusega alternatiivi ilma tuumajõul töötava jõuseadme keerukuse ja kuludeta. Tõsi küll, teised AIP-süsteemid nagu kütuseelemendid võivad olla veidi vaiksemad, kuid Stirlingi mootori pikk tööaeg, erakordne vaikus ja tõestatud töökindlus teevad sellest ideaalse valiku maailma esimesele 5. põlvkonna allveelaevale. Kuid A26 hiilivusomadused ei piirdu kindlasti ainult selle mootoriga. Kere voolujooneline pisarakujuline kuju vähendab voolust tingitud müra ja turbulentsi. Väliskerele kantud anekooi kated neelavad vee all tegutsemise ajal aktiivse sonarisignaale. Laeva masinad on ümbritsetud kummist kinnituste ja summutitega, mis takistavad vibratsiooni ülekandumist survekorpusele. Kokkuvõttes on selle tulemusena oma müra tase üks madalamaid mitte-tuuma allveelaevade seas. Isegi pinnal olles pakub A26 märkimisväärset varjatust. Traditsioonilised kere läbiviigud suurendavad radari peegelduspinda ja võimalikke lekkekohti. Selle probleemi vältimiseks kasutab A26 mitteläbivat optronilist masti, mis on varustatud elektrooptiliste anduritega periskoobi ja otsingufunktsiooni jaoks ning need on integreeritud kõrge lahutusvõimega pildisüsteemidega. See masti konfiguratsioon võimaldab A26-l säilitada varjatust madalas vees või periskoobi sügavusel jälgimisel, ilma et välja ulatuks väljaulatuvaid osi, mis oleksid haavatavad visuaalsele või elektromagnetilisele tuvastamisele. Võib-olla veelgi olulisem on see, et kogu süsteem vastab NATO võrgupõhistele põhimõtetele, võimaldades turvalisi andmesideliine sensoritelt saadud luureinfo jagamiseks liitlasüksustega õhus ja merel. Muidugi ei ehitatud A26 ainult ohtude tuvastamiseks. See ehitati ka nende kõrvaldamiseks. Peamine ründerelvastus on 4533 mm torpeedotoru, mis suudavad välja lasta raskeid torpeed 62 või 63 torpeedosid nii allveelaevade kui ka pealveelaevade vastu. TP-62 pumpjet ajamiga relv, mille laskekaugus ületab 25 miili ja mille lõhkepea kaalub 130 kilogrammi, võimaldab eriti paindlikult sihtida nii pealveelaevu kui ka allveelaevu. Need torud võimaldavad samuti meremiinide paiveldamist õhuruumi tõkestamise operatsioonideks. Lisaks on olemas 2 400 mm toru kerge torpeed 47, tuntud ka kui Saab Lightweight torpeedo ehk SLV-GMT väljatulistamiseks. See paigutus võimaldab relvastust kokku umbes 20 ühiku ulatuses, sealhulgas torpeedod ja miinid.
Need hoitakse, nagu te arvasite, modulaarsetes konfiguratsioonides, et optimeerida missioonipõhiseid lastikoormusi. Ja järgmine moodul selles järjestuses on tõenäoliselt kogu komplekti kõige põnevam. Torpeedotorudele lisaks on 6,5x 1,6 jalga suurune mitmeotstarbeline portaal, mis toimib paindliku väljumislüüsina. See on spetsiaalselt loodud UUV-de väljalaskmiseks või kuni 8 eriüksuste sukeldujat koos varustusega toimetamiseks. A26 on loodud mahutama mugavalt kuni 25-liikmelist meeskonda, vajadusel kuni 35 inimest, sealhulgas sukeldujad või muud eriüksused. Mitmeotstarbeline portaal tähendab, et A26 ei ole võimeline mitte ainult tulistama torpeedosid ja miine. See suudab salajaseks sissetungiks välja saata merejalaväelasi või mitmeotstarbelisi UUV-sid merepõhja operatsioonideks, ilma et allveelaeva varjatus kannataks. A26 ei ole ainus allveelaev vetes, mis pakub võimalust UUV-de ja eriüksuste kasutuselevõtuks. USA mereväe Virginia-klassi allveelaeva lastimoodul teeb sisuliselt sama asja ning Saksamaa Type 212 ja 214 koos Jaapani Soryu-klassiga on tehniliselt võimelised vedama spetsiaalseid lasti nagu UUV-d või sukeldujad. Kuid erinevalt nendest allveelaevadest on A26 mitmeotstarbeline portaal keskne, kohandatav disainielement, mitte lisavõimekus, ning see on esimene allveelaev, mis sisaldab seda 5. põlvkonna võimekust. Moodulkere disain toetab ka tulevikus tiibrakettide vertikaalstardisüsteemide integreerimist, kusjuures ettepanekud hõlmavad kuni 18 raketipesa, maismaa või laevatõrjerelvadele, näiteks kohandatud Tomahawk tüüpi rakettidele. See moodul võimaldab A26-l kohaneda hüperheli kiirusega või pikema tegevusraadiusega ohtudega vastavalt tehnoloogia arengule. Kõike arvesse võttes on lihtne mõista, miks A26D peetakse allveelaeva tehnoloogia järgmise põlvkonna esindajaks. Veelgi olulisem on see, et varjatuse, pikema veealuse viibimise, erinevate missiooniprofiilide ja modulaarse laiendatavuse kombinatsioon muudab mängureegleid Läänemeres viisil, mis ei saa Venemaa presidendile Vladimir Putinile eriti meeldida. Tal tuleb nüüd silmitsi seista uue, tõsise asümmeetrilise ohuga Venemaa niigi logisevatele mereväe operatsioonidele. Alustuseks saab tal olema väga raske A26 asukohta tuvastada. Läänemere madal, riimvesi ja keerulised akustilised tingimused loovad pimedad tsoonid, mis soosivad väikeseid, ülimalt vaikseid diiselelektriallveelaevu nagu A26. Laeva Ghost-tehnoloogia võib olla paremini kohandatud selle keskkonna ärakasutamiseks, võimaldades allveelaeval Venemaa tuvastamise eest lühikestel distantsidel kaduda. Ja kui sa seda ei leia, siis sa ei saa seda ka tabada. AA26 Sterlingi AIP mootor tähendab, et see suudab merepõhjas koha leida ja seal päevi järjest paigal püsida, olles praktiliselt leidmatu, pidev, varjatud oht. Putin võib küll teada, et see on kusagil väljas, aga ta ei tea, kus see on, mida see teeb või kui kaua see seal seda teeb. Kõige hullem on see, et see pole Putini jaoks ainult Rootsi probleem, vaid NATO probleem. A26 võib lamada merepõhjas, vaikselt oodates õiget hetke, et lasta TP-62 torpeedot midagi aimamatute Vene fregattide ja korvettide pihta pinnal. See võib saata sukeldujaid või UUV-sid, et saboteerida olulisi Vene allveetorustikke ja kommunikatsioonikaableid otse nende nina all. Või võib see lihtsalt lamada seal nagu vaikne valvur, kogudes andmeid Vene liikumiste kohta ja edastades need NATO-le, ilma et venelased sellest midagi teaksid. Tõepoolest, isegi väike arv A26 allveelaevu toimib tugeva heidutusena igasuguse Vene agressiooni vastu, kuna üllatusmomendi tõttu suudavad need Vene laevastikule ebaproportsionaalselt suurt kahju tekitada. Seega peab Putin tõenäoliselt suunama märkimisväärseid ressursse allveelaevade vastaste meetmete jaoks Läänemeres, et A26-le võimalikult hästi vastu seista. See on suur soovimatu peavalu riigile, kelle sõjavägi ja eelarve on juba Ukrainas pingule tõmmatud, eriti nii keerulistes vetes nagu Läänemeri. Vähe lohutust vaesele autokraadile, kuid vähemalt on tal paar aastat aega, enne kui see õudusunenägu reaalsuseks saab. Aastakümneid valitses võimas lahingulaev meresid. Alates Esimese maailmasõja eelõhtust kuni Teise maailmasõja puhkemiseni esindasid need hiiglaslikud laevad mereväe võimsuse tippu. Aga ajad muutuvad, relvasüsteemid arenevad ja üks selline areng tõi lahingulaeva pika valitsemisaja järsu lõpu Teise maailmasõja algusaastatel. Lennukikandjatelt lähtub mereväe lennundus. Sageli lennukikandjatelt startinud sukelpommitajad ja torpeedopommitajad muutsid lahingulaeva hiiglaslikuks sihtmärgiks. Mereväed hakkasid üha enam toetuma lennukikandjatele ründeoperatsioonide läbiviimisel, mitte lahingulaevadele. Ja lahingulaevade ajastu lõpp kinnitati peagi 1945 aasta eepilises lahingus, kui 100 USA lennukid purustasid Jaapani Yamato, ühe suurima kunagi ehitatud lahingulaeva.
Yamato hävis ja lahingulaev muutus praktiliselt iganenuks. Tänu arenenud laevavastaste rakettide ja hiljem mehitamata õhusüsteemide ilmumisele järgnenud aastatel oli selle saatus kindlalt otsustatud. Kuid nüüd on lahingulaev tagasi ja täie jõuga. USA on alustanud täiesti uue lahingulaeva programmiga oma ambitsioonika kuldse laevastiku algatuse raames Trumpi klassi lahingulaev ehk BBG-X. Kuid see pole ainult USA mereväe uus tipptasemel lipulaev, mis jaib merekuninga tiitlit. BBG-X pöörab pea peale pikaajalise USA mereväe doktriini, samm, mis võib muuta kaasaegse mereväesõja olemust. Siin on, mida pead teadma, $17 miljardit maksva BBG-X-i kohta ja miks USA merevägi on otsustanud lahingulaeva taas tähelepanu keskmesse tuua. Aastakümneid on USA sõjaline jõud olnud üles ehitatud hajutatud laevastikele, mille keskmes on lennukikandja. See loogika tuleneb osaliselt teisest maailmasõjast saadud õppetundidest, kui lahingulaevad oma tähtsuse kaotasid. Ajastul, mil õhuvõim oli merevõimu ees ülekaalus, tähendasid lahingulaevad liiga suure jõu ja juhtimise koondumist ühte kohta. Vaatamata kogu oma võimsusele, oli see muutunud uutele tehnoloogiatele liiga haavatavaks. USA jaoks oli lahenduseks lennukikandjate grupp. USA hiiglaslike lennukikandjate pardal paiknev õhuvägi koos saatvate hävitajate, allveelaevade ja teiste toetuslaevade relvastusega suurendas oluliselt USA ründe ja tulejõudu üheainsa laevagrupi paigutamisega. Lennukikandjate grupid võimaldasid ka mitmekihilist ja väga tõhusat kaitset koos lennukikandjaga, mida üksiklahingulaev lihtsalt ei suutnud pakkuda. Kuid võib-olla kõige olulisem lennukikandjate grupi eelis on see, et see hajutab riski. Tulejõud ja juhtimine on jaotatud mitme laeva vahel, mis suurendab kõigi nende üldist vastupidavust. See doktriin toimis praktikas sama hästi kui teoorias. Aastakümneid võimaldasid USA lennukikandjate grupid USA-l oma võrratut jõudu üle kogu maailma rakendada. Ja nagu Iraan praegu kinnitada võib, teevad nad seda siiani. Kuid nüüd tähistab BBG-X suurt muutust mõtteviisis. Selle laeva eesmärk on koondada õhutõrje juhtimine, kaugmaa rünnakuvõime ja heidutusjõud ühele suurele platvormile, mitte hajutada neid lennukikandjate grupi vahel. See tõstatab küsimuse, parafraseerides vana ütlust, kui miski pole katki, miks seda parandada? Miks loobuda strateegiast, mis on nii kaua olnud edukas? Ajad on muutunud. Relvasüsteemid on arenenud ja kaasaegse meresõja tegelikkus ei ole enam see, mis see oli veel mõned aastad tagasi. USA laevastik on nüüd avatud uutele relvadele, nagu drooniparved ja hüperhelikiirusega raketid, mis tekitavad haavatavusi, mida varem ei olnud. USA arendab samuti mitmeid uusi ja arenenud ründe- ja kaitserelvasüsteeme, mis tuleb integreerida nende laevastikku. BBG-X on katse tabada 2 kärbest ühe hoobiga. Tõsi küll, see on rohkem nagu mäeaheliku viskamine nende 2 probleemi pihta kui kivi, aga saate aru küll. President Donald Trumpi sõnul saavad need olema kõige kiiremad, suurimad ja kaugelt 100 korda võimsamad kui ükski kunagi ehitatud lahingulaev. Endine mereväeminister John Phelan, kes hiljuti oma ametikohalt vabastati, oli veidi peenem. Tulevane Trumpi klassi lahingulaev USS Defiant saab olema suurim, surmavaim, mitmekülgseim ja kõige parema välimusega sõjalaev kogu maailma ookeanidel, kinnitas ta. Tõsi küll, Trump seisis tema kõrval. Kuid võib-olla parima selgituse uue laeva operatiivkontseptsiooni kohta annab otse mereväe selleks esitatud eelarvetaotlus. Seal on kirjas, et lahingulaeva peamine roll on pakkuda suuremahulist pika maa pealt ründetuld ning toimida tugeva ja ellujäämisvõimelise eesliini juhtimis- ja kontrollplatvormina. See pakub kulutõhusaid võimalusi rünnakuks ja kaitseks ning selle võime pardale võtta laevastiku juhtkond suurendab ellujäämisvõimet, tuues komandörid lahingule lähemale. See tähendab, et see võib toimida paindliku juhtimise kontrollplatvormina nii mehitatud kui ka mehitamata platvormidele. Kõlab muljetavaldavalt, eks? Aga kuidas see kõik tegelikkuses välja näeb? Projekt on alles väga varajases projekteerimisjärgus, rääkimata arendusest. 3 kavandatud laevast esimesega ehitamisega plaanitakse alustada alles 2028 aastal. Seega on enamik üksikasju alles väljatöötamisel. Aga mida me teame on see, et laev saab olema kõrgtehnoloogiline, tohutu ja väga võimas. Trumpi klassi laeval saab olema hinnanguliselt 30 000 tonnine kere, mis annab üle 3 korra rohkem sisemahtu kui 9 000 tonnise hävitaja puhul. Selle pikkuseks oodatakse 853 kuni 890 jalga ja laiuseks umbes 105 kuni 115 jalga. See on pikem kui eelmainitud Yamato, mis oli igas mõttes ülipikk laev. Laev on kavandatud saavutama kiirust üle 30 sõlme, kuigi pole veel lõplikult otsustatud, millist tüüpi mootor seda käitama hakkab.
Phelan ütles aprillis, et kuigi arutati Trumpi klassi sõjalaevade tuumajõul töötamise võimalust, on ebatõenäoline, et see nii läheb. Selle asemel ütlevad mereväe eelarvedokumendid, et praeguse plaani kohaselt kasutab PBX kombineeritud tavapärast jõuseadet, mis koosneb diiselgeneraatoritest ja gaasiturbiinidest. Kuigi BBGX-i ei peeta lennukikandjaks, on sellel lennutekk ja 2 angaari, mis suudavad toetada V-22 Osprey lennukeid ja tulevasi vertikaalse tõusuga süsteeme. Samuti on sellel täiustatud andurite komplekt, mis põhineb AN/SPY-6 radaril, pakkudes kõrgekvaliteedilist integreeritud õhu- ja raketituvastust ning jälgimist. Laeval on oodata 650–800 meeskonnaliiget, mis on üks suurimaid meeskonnanumbreid kogu USA laevastikus. Ainult USA Harper's Ferry klassi dessantlaeval on 825-liikmeline meeskond ning Blue Ridge'i klassi juhtimislaeval 842-liikmeline meeskond. Ameerika klassi amfiibründelaeval on 2745-liikmeline meeskond, Waspi klassi amfiibründelaeval 2979-liikmeline meeskond. Ja Fordi ning Nimitsi klassi lennukikandjad, mille meeskonnad on vastavalt umbes 4660 ja 5680 inimest, mahutavad veelgi rohkem. Kuid suur meeskond ei ole see, mille jaoks kogu see lisasuurus ja veeväljasurve PBKX-il on mõeldud. Seda on vaja laevastiku lahingulaeva, täiustatud relvastuse ja tohutu elektritootmisvõimsuse jaoks, mis on vajalik osa sellest käitamiseks. Mereväe eelarvetaotlus ütleb, et laeva täiustatud süsteemid võimaldavad tõelist kaugmaarünnakut hüperhelirelvadega, mis asuvad uutes, suuremates vertikaalsetes stardisüsteemides. Lisaks pakub selle täiustatud mereväe suurtükituli kulutõhusaid võimalusi rünnakuks ja kaitseks. Praktikas ühendab Trumpi klassi ründekonfiguratsioon hüperheli ja tavapäraseid raketisüsteeme ühes kerel, et pakkuda mitmekihilist ründevalmidust. Laev on kavandatud kandma 12 tavapärast kiiret ründeraketti ehk CPS hüperheliraketti, mis on mõeldud tavaliste lõhkepeade toimetamiseks mandritevahelistel kaugustel umbes 1 tunni jooksul. Selle klassi esimene ehitatav laev, eelmainitud USS Defiant ehk PBG-1, sisaldab samuti 128 MK-41 vertikaalset raketilaskesüsteemi pesa. See on 25% rohkem kui praegusel Arleigh Burke'i Flight 3 hävitajal, millel on 96 raketipesa. Need laskeseadmed suudavad välja lasta Tomahawki maismaaründerakette ja Standard Missile'i tõrjerakette ning muid laskemoona. Lisatud tulejõud tänu lisalaskeseadmetele võimaldab samaaegselt tegutseda mitmes missioonivaldkonnas, sealhulgas rünnakutes ja õhutõrjes. See suur tulejõu kontsentratsioon vähendab vajadust mitme laeva järele sarnaste tulemuste saavutamiseks, kuid sellega kaasneb suurem sõltuvus pardal oleva laskemoona lao mahutavusest. Kere võimaldab ka potentsiaalselt integreerida SLC-MN tuumarelva kandvaid merelt lastavaid tiibrakette, mis laiendaks USA mereväe pinnalaevastiku heidutusvõimalusi nii kaugele, kui see praegu võimalik on. Kuid tipptasemel relvastuse valik ei piirdu ainult CPS-i ja SLC-MN-iga, millest mõlemad on alles kasutuselevõtuprotsessis. Jällegi tsiteerides seda mereväe eelarve ettepanekut. Tunduvalt suurendatud energia toomine, mida juhib keerukas, integreeritud energiasüsteem koos suure mahutavusega energiasalvestusega, toetab missioonikriitilist, suunatud energiat. Relvad nagu suure võimsusega laserid ja elektromagnetilised relskahurid, mis vähendavad sõltuvust kallistest ühekordsetest laskemoonatüüpidest. Tõepoolest, üks peamisi põhjuseid uue lahingulaeva suurusele on pakkuda platvormi nendele otse ulmefilmidest pärit relvadele, elektromagnetiline relskahur, laseriga suunatud energiarelvad ja võimalik, et ka mikrolainega suunatud energiarelvad. USA merevägi taastas hiljuti oma mahajäetud relskahuri programmi ning arendab ja testib aktiivselt mõlemat tüüpi suunatud energiarelvi. Kõigi 3 probleem seisneb selles, et need vajavad tohutul hulgal energiat. Seda on keeruline rakendada juba maismaal, kuid merel esitab see disainile väljakutseid, mida võib tõepoolest nimetada raketiteaduseks. Alles jääb näha, kuidas mereväe insenerid täpselt lahendavad nende süsteemide energiaga varustamise uuel lahingulaeval, kuid tundub, et pardal on nende paigutamiseks kindlasti piisavalt ruumi. Reltsuurtükk on mõeldud eelkõige ründerelvana, mille eesmärk on toimetada hüperheli kiirusel mürske 100-200 meremiili kaugusele, et tabada maismaa sihtmärke, vaenlase laevu ja kindlustatud rajatisi kineetilise energiaga. Kuid selle suur kiirus ja lühike aeg sihtmärgini muudavad selle sobivaks ka raketikaitseks, võimaldades tõrjuda laevavastaseid tiibrakette, droone ja isegi hüperhelikiirusel ohte. Vastupidiselt sellele on suunatud energiaga relvad peamiselt kaitseotstarbelised.
Leiserrelvi kasutatakse peamiselt droonide vastases võitluses ehk CUAS-is, rakettide, suurtükiväe ja miinipildujate tõrjes ehk CRM-is, lühimaa õhutõrjes ehk SHORAD-is ning vaenlase platvormide sensorite pimestamiseks või kahjustamiseks. Mikrolainerelvad keskenduvad mittekinedilisele elektroonilisele rünnakule ning neid kasutatakse peamiselt drooniparvede, vaenlase side ja radari ning rakettide juhtimissüsteemide häirimiseks või rivist väljalöömiseks. PBG-X-il on baasvarustuse osana plaanis kasutada suunatud energiaga relvi vahemikus 300–600 kilovatti võimalike uuendustega umbes 1 megavatini, sõltuvalt sellest, kui palju energiat on võimalik laevale paigutada. Laserisüsteemid, mis väidetavalt põhinevad Odin või Helios süsteemidel, on mõeldud luure, sihtimise ja droonide vastaste operatsioonide toetamiseks. Nende kaasamine rõhutab, kuidas laeva kaitsesüsteemid on üles ehitatud erinevate ohtude tõrjumiseks, kihilise tõrje ja aktiivse sekkumise kaudu, mitte passiivse kaitsega. Kui otsid teravat arusaama ja analüüsi, leiad seda kõigist meie videotest siin sõjasaates. Telli kanal, et saada alati teada pealkirjade taga olev tõeline lugu ja olla kursis viimaste arengutega. Lisaks suunatud energiarelvadele kuulub Trumpi klassi lahingulaeva kaitsesüsteemi 2 RIM 116 Rolling Airframe raketiheitjat lähikaitseks saabuvate rakettide ja lennukite vastu. Sellel on ka 2 5,62 kaliibriga kahurit lahinguteks veepinnal, lisaks 4 30 mm süsteemi lühimaa kaitseks, väikeste aluste ja õhuohtude vastu. Nagu näha, peegeldab droonitõrjesüsteemide kaasamine laevade kaitsearhitektuuri standardosana mehitamata süsteemide kasvavat kasutamist meresõjalistes konfliktides. Iga laeva jaoks, eriti aga sellise puhul, kus on koondatud nii palju tulejõudu, tähendab see uus reaalsus, et laeva ellujäämine sõltub üha enam võimest ohte enne tabamust avastada ja tõrjuda. Seetõttu vajab PBG-X pidevat sensorite ja relvasüsteemide tööd suure energiavajaduse korral ning integreeritud lahingusüsteemide usaldusväärset toimimist kestva rünnaku tingimustes. Selle õigesti tegemine ja õigena hoidmine, kui uusi tehnoloogiaid tuleb aja jooksul integreerida või nendega võidelda, ei ole sugugi lihtne ülesanne. Nimekiri kõrgtehnoloogilistest projektidest, mis on projekteerimisprobleemide tõttu edasi lükatud või isegi tühistatud, näitab, kui keeruline see protsess tegelikult olla võib. Seetõttu rõhutab mereväe juhtkond, et enne PBG-X-iga täie hooga edasiminemist tuleb disain ja tipptasemel tehnoloogia korralikult paika saada. Mereväe eelarve taotluse kohaselt juhib uue lahingulaeva disaini ja ehitust uuenduslik strateegia, mis keskendub tipptasemel digitaalsele töövoole. See kasutab kaasaegset digitaalset inseneeriat, tehisintellektil põhinevat disaini ja täiustatud tootmistavasid, et vähendada kulusid ja ajakava riske. Võttes eeskuju Korea ja Jaapani laevaehituse parimatest tavadest, rõhutab see lähenemine kõrget disainivalmidust enne ehituse algust, täpset modulaarset ehitust ning tihedat koostööd disaini ja tootmismeeskondade vahel. See strateegia on loodud tööjõu stabiliseerimiseks, tööstusliku vastupidavuse suurendamiseks ning uue võimekuse pakkumiseks prognoositavamalt ja taskukohasemalt. Loodetavasti aitab see uus lähenemine vältida neid probleeme, mis tekkisid Constellation klassi fregatiga. Selle laeva disain oli veel 2025 aasta aprillis lõplikult kinnitamata peaaegu 5 aastat pärast esialgse lepingu sõlmimist ja juhtlaeval olid tööd juba alanud. See kahetsusväärne olukord tekkis hoolimata sellest, et merevägi valis selgelt tootmises oleva fregati tuletise, Prantsuse-Itaalia fregata Frigata Europea Multimissione ehk FREMi, et aidata vähendada riske ja hoida programmi õigel kursil. Olgu selguse huvides öeldud, et PBG-X-i kasutuselevõtt tähistab doktriini muutust, kus võimsuse koondamist ühele lahingulaevale peetakse nüüd tulevase sõjapidamise oluliseks elemendiks, mitte ilmseks nõrkuseks. Aga see ei tähenda kindlasti, et USA loobuks oma senisest laevastikust ja tegutsemisviisist täielikult, nii-öelda koos pesuveega last välja visates. See on ilmne juba mereväe eelarve ettepanekust endast. Selle kohaselt on lahingulaev mõeldud lisama võimekust Golden Fleeti High-Low mudeli kõige kõrgemasse otsa. Lisaks saab lahingulaev juhtida pealvee lahingugruppi, integreeruda lennukikandja lahingugrupiga või tegutseda iseseisvalt oluliste mereteede turvamiseks. Seega ei ole see mõeldud asendama USA lennukikandja gruppi ega kandjat, et saada uueks ülimaks ülemaailmseks jõuprojitseerimise platvormiks. Pigem on see uue põlvkonna tipptasemel pealvee sõjalaevade lipulaev, mille eesmärk on muuta USA merevägi tulevikukindlaks või oluliselt suurendada tulejõudu merel.
Teisisõnu, kui USA mereväe järgmise põlvkonna arenenud laev, on tal kaaslasi nii selle kõrge kui ka madala taseme kuldse laevastiku koosseisus. Eelarve ettepanek 2027 eelarveaastaks sisaldab $1 miljardi ulatuses ettemaksu PBGX-i töö alustamiseks, lisaks veel $837 miljonit uurimis- ja arendustegevuseks. Tegelik soetamine ja kiilupanek algaks järgmisel aastal, mida toetaks esimese laeva jaoks esitatud muljetavaldav $17 miljardi suurune eelarvetaotlus. See muudaks selle kõige kallimaks kunagi teenistusse võetud laevaks. Praegune rekordiomanik on USS Gerald R. Ford, esimene uue Fordi klassi lennukikandjatest, mille maksumuseks hinnatakse umbes $13,3 miljardit. Kuid lisaks uue lahingulaeva ettemaksule sisaldab mereväe $65,8 miljardi suurune eelarve ka taotlusi 17 muu laevastikulaeva ning 16 abilaeva või tugilaeva soetamiseks. Eelviige soovib merevägi osta ühe Columbia klassi allveelaeva, 2 Virginia klassi allveelaeva, ühe FFX fregati ja ühe Arleigh Burke'i klassi hävitaja, ühe Ameerika klassi dessantlaeva, ühe San Antonio klassi dessanttranspordidoki, 6 keskmise suurusega dessantlaeva, 2 John Lewis klassi tankerit, 2 allveelaevade tugilaeva asendajat ja ühe ookeaniseirelaeva. Lisaks nendele uutele ostudele jätkab taotlus ka 3. ja 4. Fordi klassi lennukikandja järk-järgulist rahastamist, mis on praegu ehitamisel. Seega on ilmne, et merevägi ei pane kõiki mune ühte korvi PBGX-iga ja see on mõistlik. Vaatamata kogu oma tohutule tulejõule on alles jäänud see põhiline haavatavus, mis muutis 20. sajandi alguse lahingulaevad vananenuks. Nii suure jõu koondamine ühele alusele teeb sellest Ameerika Ühendriikide vastaste jaoks peamise sihtmärgi. Mõnes olukorras, näiteks USA käimasolevas operatsioonis Venezuela rannikul, suudaks üks Trumpi klassi lahingulaev peaaegu kindlasti täita ülesandeid nii sõjaliselt tõhusamalt kui ka palju kuluefektiivsemalt kui lennukikandjate grupp. Operatsiooni ulatus, mille eesmärk on väidetavalt narkokaubanduse tõkestamine ning Venezuela oht, ei õigusta tegelikult lennukikandja või löögigrupi pikaajalist kasutuselevõttu, mida oleme näinud. Üks PBGX koos väikese Ospreide rühmaga suudaks suvalisi kiirpaate sama tõhusalt ja palju väiksema kuluga põhja lasta. Praegu pole USA'l eriti palju muid võimalusi peale löögigrupi. PBGX kõrvaldab selle probleemi. Kuid kuumemates vaidlusalustes piirkondades, näiteks Hiina tagahoovis, peab jõu ja juhtimise hajutamise loogika lennukikandjarühma vahel tõenäoliselt siiski paika. Keegi tegelikult ei tea, kuidas USA ja Hiina kõige arenenumad relvad omavahel võrreldes hakkama saavad, sest nad pole veel vastamisi läinud. Kuni tegelikest võimetest pole palju rohkem teada, on tõenäoliselt liiga riskantne koondada liiga palju jõudu ja kulutusi ühele platvormile Hiina kontrollitavates vetes. Seda riski merevägi tõenäoliselt ei võta, eriti kui USA suudab nüüd kasutada lennukikandja või muid löögigrupi formatsioone, kuhu kuulub ka BBGX, ja see on kindlasti osa plaanist. Eelarve taotluse kohaselt saab lahingulaev paindliku juhtimis- ja kontrollplatvormina nii mehitatud kui ka mehitamata platvormide jaoks juhtida pealvee lahingugruppi, integreeruda lennukikandja löögigrupiga või tegutseda iseseisvalt oluliste mereteede turvamiseks. Tegelikult on osa PBGX-i loogikast täita löögigrupi formatsioonides tekkinud tühimik, mis tekkis Ticonderoga klassi ristlejate pensionile saatmisega. Nad olid pikka aega täitnud USA lennukikandja löögigruppides spetsiaalseid õhutõrje juhtimisfunktsioone, kuid olid, ütleme nii, ajale jalgu jäänud. 2020. aastate keskpaigaks oli mereväe laevastiku struktuur sisuliselt kitsenenud nii, et Arleigh Burke'i klassi hävitajad olid ainus tootmises olev suurem sõjalaev. Algne plaan oli täita Ticonderoga klassi pensionile jäämisest tekkinud tühimik uue TDGX hävitajate programmiga, kuid see sattus nende tüütute projekteerimisprobleemide otsa. 2021 aasta ja 2026 aasta jaanuari vahel läbi viidud projekteerimisuuringud jõudsid järeldusele, et TDGX kerekuju ei ole piisav vajaliku arvu vertikaalsete raketisüsteemi lahtrite, CPS-i, rakettide ja tulevaste kõrge energiaga relvade integreerimiseks, ilma et ületataks võimsuse ja jahutuse piire. Teisisõnu, see disain oli täiesti ummikus. USA mereväe juhtkond hindas 2 variandiga hävitaja lähenemist, kuid otsustas lõpuks targalt, et missioonide jagamine erinevate variantide vahel ei täida operatiivseid nõudeid. Seejärel otsustati liikuda ühe suurema kere suunas, mis suudaks mahutada kõik DDGX-i planeeritud süsteemid ja enamgi veel. Tulemuseks on BBGX. See näeb paberil kindlasti muljetavaldav välja ning selle loomise põhjendus on arusaadav. Kuid nagu merevägi ise tunnistab, on veel vara midagi kindlat öelda ning lõpliku disaini elluviimiseks tuleb ületada märkimisväärseid takistusi, rääkimata eelarves püsimisest ja tähtaegadest kinnipidamisest.
Üks suur küsimärk on USA laevaehitustööstuse suutlikkus tellimusi täita. Suured laevatehased nagu Bath Iron Works, Ingalls Shipbuilding ja Newport News Shipbuilding tegutsevad praegu tööjõupuuduse ja olemasolevate tootmiskohustustega. Tootmisvõimsuse suurendamine nõuab seetõttu kvalifitseeritud tööjõu värbamist ja koolitamist ning märkimisväärseid investeeringuid infrastruktuuri ja tootmisvõimekusse. PBGX-programmi ulatus eeldatavasti suurendab nõudlust spetsialiseeritud komponentide ja täiustatud tootmisprotsesside järele, tuues kaasa riske, mis on seotud ajakava viivituste ja kulude suurenemisega. Kui lisada siia veel Trumpi kaubandussõjad ja jätkuvad merelised pinged Pärsia lahes, siis need riskid ainult suurenevad. Kuidas neid väljakutseid, millega see ambitsioonikas ja põnev projekt silmitsi seisab, lahendatakse või ei lahendata, selgub aja jooksul. Loomulikult hoiame arengutel silma peal ja anname teile teada. Senikaua vaadake seda videot, et teada saada, kas lennukikandja on tegelikult juba aegunud. Aitäh vaatamast!